Tere tulemast kuulama Stebi podcasti Samm-sammult heaoluni. Kui sind huvitab tervis, heaolu, sport ja kõik selle maailmaga seonduv, siis oled kuulamas õiget linti. Stardime. Mina olen ikka Ott Blum ja meie järgmises Stebi podcasti episoodis on täna, ma ei teagi, coach, projektijuht, korraldaja ja ütleme ausalt, heaolu ja hea emotsiooni turundaja ja jagaja äkki, Killu Kolsar, kellega me ehk jõuame siit sealt rääkida natukene, kuidas tema on oma heaolu leidnud ja kuidas võib-olla igapäevast maksimum võtta. Tšau, Killu! Oi, vau. Tšau, milline intro. See oli väga luuleliselt kokku pandud, peaks ütlema. Aga sind ongi raske võib-olla ühe lausega kokku võtta. Seega tegelikult, kuna väliselt me näeme, kuidas jõuad ja jaksad olla igal pool ja uutes tegevustes, siis tegelikult tahakski su enda käest küsida, et millega sa tegelikult iga päev enda arust tegeled? Millega ma iga päev tegelen? Väga hea küsimus. Ma arvan, et kõige lühem ja konkreetsem vastus on see, et ma üritan elada nii ägedat elu, kui ma oskan. Sest miks ma võib-olla ka käin ja toimetan ja teen, see nagu ajas hästi palju kujunenud on ju. Et ma olen alati olnud pigem siuke aktiivne, siuke aktivist. Ja ma arvan, et kui astuda veel samm tagasi, siis see tegelikult tuleb sellest, et ma ei ole kunagi päriselt teadnud, mida ma teha tahan. Aga ma ei ole kunagi suutnud otsustada, mul ei ole olnud seda ühte asja, mis on minu asi, et see, ma ei tea, arst tahan olla või kosmonaut või fotograaf või midagi, et mul ei ole seda olnud. Seega ma vist olengi lihtsalt katsetanud ja käinud ringi, proovinud siit ühte asja, siit sealt asja, 3., 4., 5. Ja siis selle kaudu kuidagi on mingid asjad välistatud ja mingid asjad on jäänud külge, et see on ju päris lahe, siin on lahedad inimesed, see annab mulle mingit särtsu ja energiat juurde ja siis ma olen sealt välja noppinud need asjad, mis mulle meeldivad ja võtnud need nii-öelda endaga tänasesse päevaga kaasa. Aga siis näiteks tööalaselt, mis sul praegu käsil on, mis on see, mida sa praegu proovid või katsetad oma elus? Minu töö 2 kõige suuremat aspekti on siis Asi on minus ja Treski. Ehk siis kõigile, kes ei tea, siis Asi on minus on minu Sandra Vabarne ja Sandra Raju ühine beebiprojekt, kui nii võib öelda. See on meie koolitusagentuur, mille eesmärk on siis aidata Eesti naistel luua toetavaid harjumusi ja sellist elustiili, mis neid päriselt õnnelikuks teeb, et nad tunneksid, et nad nii-öelda juhivad oma elu ja mitte lihtsalt ei lähe vooluga kaasa ja ei lähe sellest läbi, aga päriselt nii-öelda teevad asju teadlikult, mõtlevad neid läbi. Ja teine osa on Treski. Treski on Setomaal üks äge kontsert ja festivalipaik ja mul on rõõm olla seal meeskonnas ja korraldada kontserte, korraldada festivali ja ühtlasi, nagu sa nüüd ütlesid, ka sotsiaalmeedia turundust neile. Ja ma arvan, et need 2 tegelikult täidavad minu jaoks väga erinevat eesmärki. Et kui ma olen koolituste alguses alati öelnud, et miks ma teen seda, mida ma teen, siis ma olen toonud põhjuseks selle, et juba aastaid tagasi ma teadsin, et mu töö tulevikus peab olema seotud 2 asjaga. Et esiteks, see peab olema seotud inimestega, seal peab olema mingi kogukonnatunne, mingi kommuun, intiimsus ja selline suhtlus. Ja teisest poolest ma tahan, et see maailm saaks nii-öelda positiivse mõlgi minult, et see jääks natukene paremaks kohaks, kui see oli siis, kui mina siia tulin. Ja Asi on minuse kaudu, ma näen, et esiteks me töötame inimestega koos, me igapäevaselt oleme nendega suhtluses, me koolitame, kas me käime siis ettevõtetes või meil on kursustel inimesed ja näha neid edulugusid ja neid õnnesõnumeid, kui inimestel läheb midagi hästi või see, et ma saan neile olla toeks, kui ei lähe nii hästi, kui neil parasjagu on mingid raskused, siis see täidab minu jaoks seda, et inimesed, kõik toimub ja samal ajal, et see muudab asju paremaks, see muudab nende elu paremaks ja ühtlasi minu elu ka täiesti ausalt. Võib öelda, et see on suht egoistlik projekt, sellepärast et me omavahel Sandratega oleme rääkinud, et see, et me oleme kogu aeg selle mulli sees ja räägime nendest asjadest, hoiab endal ülitugevalt motivatsiooni, et kes olen mina, et rääkida, kui ma ise ei naudi oma elu, et see kuidagi on selline tugi võib-olla endale ka ja Treski kaudu lihtsalt see, et
ma mäletan, kuidas eelmine aasta Treski festivalil ma seisin seal lava ees siis, kui Lex Soul Dance Machine mängis. See oli nüüd teisel õhtul ja rahvas mu ümber on sõrmed püsti, tantsivad, naeratavad. Ma näen, kuidas mu õde on oma sõbrannadega seal, kuidas mu rahvatantsurühma kaaslased on minu kõrval ja ma tundsin, kuidas mul hakkasid sellised õnnepisarad näost voolama lihtsalt sellepärast, et see on nii ilus ja nii äge on teada, et mina olen mutter meeskonnas, mis suudab inimestele selliseid emotsioone pakkuda. Et see võib-olla ei ole asi, mida, kontsert või festival ei ole asi, mida sa teed igapäevaselt, aga see on selline hea väljalülitus mingil hetkel, et sa saad minna, saad olla, saad kogeda sõpradega kokku, mingi muu elamus, võib-olla lähed üksinda, on ju. Ja lihtsalt see teadmine, et ma olen võimeline sellist elamust inimestele pakkuma, sellist emotsiooni ja siis see kõik kuidagi kokku minu jaoks täidab see neid eesmärke ja eks selle kaudu ka ma iga päev õpin ju ise kogu aeg midagi uut ja see aitabki mul endal ka leida, et okei, mis mind praegu siis kõige rohkem kõnetab, on ju. Väga vinge kirjeldus sinu nii-öelda päevast, mis sind iga päev rõõmsaks teeb. Ja nagu näha, et sa nagu väga naudid ka seda, aga teine pool sellest on võib-olla see, et ma ei tea, kas sa iseennast nagu pead influenceriks või mingiks selliseks persooniks, aga paratamatult sa oled mingil määral, et inimesed jälgivad sind. Et natukene võib-olla siis kas nõu või abi saada, oletame, et või vähemalt eeskuju, et kuidas sina naudid oma elu ja leida sealt erinevaid tahke. Aga mis hetkest sa nagu tundsid, et sa tahad seda jagada või miks sa nii palju jagad üldse näiteks välja endast sotsiaalmeedias, kuidas sa elad? Tead, iga kord, kui keegi ütleb sõna influencer või suunamudi mu kohta, siis ma tunnen, kuidas mul kõhus tõmbab korra krampi. Ma mingi, mis mina ei ole, mis asja, et sellel sõnal on kuidagi nii palju tähendusi ja tõlgendusi ja kui üldse olla mingit moodi nii-öelda mõjuisik või mõjutaja, siis ma tahaks, et see oleks positiivne, on ju. Ma tahaks, et jälle inimesed tunnevad, et nad saavad julgustust või inspiratsiooni, mitte seda, et ma vaatan kadedusega või see tekitab minus endas negatiivset minapilti, et miks mina ei saa seda või miks mina ei ole selline, et see on asi, mida ma kunagi nagu ei tahaks. Aga kui ma mõtlen nüüd aastaid tagasi appi, äkki mingi põhikoolis, on ju, siis oli ikka kuskil kaugel mingisugune mõte, et lahe oleks olla veits tuntud ja natukene kuulus ja saada mingisuguseid PR-pakke ja koostööd ja seda on meie ümber lihtsalt meedias ja sotsiaalmeedias nii palju, aga see ei olnud kunagi mingisugune tõsimeelne mõte, et nüüd ma hakkan seda mingi tööna tegema ja see kuidagi selles mõttes on hästi loomulikult tulnud, et see selline huvi või soov, et ma nüüd kindlasti tahan seda teha, oli mingi sihuke teismelise unistus, on ju. Aga siis ma ühel hetkel lihtsalt, ma arvan äkki mingi 2-3 aastat tagasi mõtlesin, et aga ma lihtsalt hakkan jagama oma elu, et minu Instagram näiteks oli ka varem lihtsalt see, et ma jagasin mingi siin on sõpradega see pilt ja käisime siin õhtusöögil ja selline igapäevane, aga kui ma mõtlesin, et okei, aga mis on see, mis mind kõnetab, mis on see, mida mina tahaks teistelt kuulda, siis see on ikkagi mingil määral see, et kuidas nad oma elu elavad ja just selles mõttes, et mis neid aitab, mis teeb selle nagu mõnusamaks ja siis ma otsustasin, et aga ma hakkan siis ka jagama või et kui mu sõbrad küsivad mu käest näiteks, et kas sul on mõnda raamatut hetkel soovitada, siis tõenäoliselt on neid inimesi veel, kes tahaksid seda teada ja mul ei ole raske teha seda pilti oma raamaturiiulist ja panna sinna üles, et vaadake, ma loen hetkel seda, kui see kellelegi jälle toeks on. Ja ma mäletan, et see oli paar aastat tagasi, kui see asi nagu hakkas kasvama, see jälgijaskond, mitte et ta oleks nagu mingi hullult suur, aga ma nii tänulik igale inimesele, kes seal on, sest see on täiega selline väike kogukond. Ja ma mäletan, kui see number hakkas kasvama, inimesed hakkasid mingi kirjutama, et see aitas mind hästi palju ja see aitas mind hästi palju, siis see positiivne emotsioon, mida see pakub, ma arvan, et see on minu jaoks hästi suur tugi olnud. Ja tegelikult selline suurem inerts võib-olla tekkis 2020, siis kui ma tegin iseenda jaoks sellist aasta aega kestvat nii-öelda tänulikkuse harjutust, ehk siis iga päev stories ma jagasin ühte asja, mille eest ma olen tänulik sellel päeval, ühte väikest asja ja see sai nii palju tagasisidet, mis minu jaoks oli täiesti kuidagi, ma ei tea, ülierutav ja kuidagi uskumatu ka selle juures, ehk siis ma nägin, et see mõjutab hästi ja ma mingi, ma jätkan ja siis aasta lõpus ma tegin üleskutse, et aga tehke ka ja märgistage mind ära, et siis ma nagu tean kaasa elada ja ma olin mingi 30 inimest võtsid selle üle ja tegid seda edasi ja 30, see on väga palju inimesi tegelikult, see on nagu klassitäis õpilasi põhimõtteliselt
ja ma ei tea, kas need inimesed läksid nagu aasta lõpuni sellega lõpuni või mõni lõpetas varem ära, aga lihtsalt see mõte, et nad võtsid selle endaga kaasa, on juba väga suur muutus ja minu jaoks see lihtsalt jälle see reaalne nägemine, et inimeste elus midagi muutub, on see motivaator sealjuures. Eks ta vist natuke ole, et suunamudijaks või influenceriks nagu ei hakata, vaid nagu see kasvab sul külge võib-olla. Et noh, mida suurem on kogukond, mida suurem jälgijaskond, et lõpuks mingil määral sa hakkad neid inimesi mõjutama. Ilmselgelt, kui see on positiivne, siis see on nagu topeltvõit. Ja ma ise olen näiteks hästi seda usku, et juhiks sa võid nii-öelda sattuda mingisse juhi rolli, aga liider on midagi hoopis teistsugust. Et see, kes nagu võtab inimesi kaasa, see, kes päriselt tõmbab, kuidagi on magneetiline, on ju. Et need on ka kaks veits eri asja minu jaoks. Aga kuna, lähme siit kohe edasi, et kuna Killu tundis, et nüüd ta saab killuks, et rõõmu on lihtsam jagada ja julgus on olemas, et tegemisi nagu teistega jagada, et kas oli mingi siuke murdepunkt ka? Muidugi seletasid eelnevas küsimuses selle nagu lahti, et kuna see juhtus, aga kas sa tundsid, et elus toimus mingi muutus ka? Tead, see on siiamaani vahepeal mega raske. Siiamaani mingitel hetkedel tekib see, mida kutsutakse petise sündroomiks, on ju, et kes olen mina üldse, et mingeid selliseid asju siin rääkida või öelda, on ju, ja mingid sellised kõhklused tekivad, aga siis mul on telefonis näiteks kaust, kus on screenshotid kõikidest nendest ilusatest sõnadest, mida inimesed on saadetud ja siis ma tuletan endale neid meelde. Aga sellist murdepunkti otseselt ma vist ei tajugi, et see on kuidagi läinud jälle hästi niimoodi jooksvalt. Et kui veits siia sellist ajaraami lahti selgitada, siis ma õppisin ülikoolis kultuurikorraldust ja ma tulin ülikoolist ära, see oli nüüd sügis 2020 ja siis ma hakkasin tööle Jalmar Vabarnaga tema assistendina, siis sealt edasi ma hakkasin Sandra Vabarnaga tööle, kes just kusjuures tegi ära oma arengutreeneri paberid ja ma nägin kõrvalt hästi nagu kuidas tema seda äri ehitas ja ma olin ise mitu aastat tolleks hetkeks juba jälginud mingisuguseid USA coach'e ja see kuidagi tundus nii põnev mulle jälle see, et see on kuidagi eneseareng ja tasakaal ja samas sa saad teistega suhelda ja seal olid mingid nagu mõtted kuklas olnud, aga ma ei olnud teadlikult teinud samme selle suunal. Ja siis ma hakkasin sealt edasi veel Trad-Attackiga tööle ja siis 2021 kevadel tegin enda arengutreeneri paberid ka ära ühes USA instituudis. Ja siis sügisel me tegime Sandraga koos ühe koolituse, niimoodi, et ma olin nii-öelda vastutuspartner siis nendel osalejatele, kes seal oli nii-öelda tugi coachi rollis ja see oli, ma arvan, esimene selline, kus ma mingi ma saan päriselt nagu tööna seda teha või kuidagi raha teenida selle eest, et see oli minu jaoks nii absurdne, et ma arvan, et ma olen ülitänulik, et ma olen teinud otsuseid, mis on mind viinud a la Vabarnateni ja sealt edasi Sandra Rajuga kokku ja sealt edasi Asi on minuseni, sest ma kindlasti ei teeks praegusel skaalal seda, mida ma teen, kui ei oleks neid inimesi olnud minu ümber. Et see on täiega olnud katapult ja ma olen nii tänulik selle eest, et ma olen selles kohas. Ehk siis Killust sai Killu tegelikult ka tänu teistele inimestele, mitte ainult sa ise nagu justkui töötanud üles ennast. Jaa, absoluutselt. Ja ma arvan, et see töötab igas vallas nii, et me keegi ei tee üksi ju tegelikult neid asju, mis me teeme, et inimesed on inimesed ja aeg on meie suurimad varad minu meelest. Absoluutselt. Aga äkki sul on ka enda kohta üks asi välja tuua, mis on sind kõige rohkem enda kestast justkui välja toonud, et sellest tavainimesest nüüd natukene siukseks ekstravertseks, kes suudab jagada väga paljusid teemasid teistega, ilma et väga põeks selle pärast. Ma arvan, et siin me peame veel tegelikult ajas tagasi minema. Et ma räägin siin võmstama eluloo ära, aga see on nii selles mõttes, et kui mõni inimene räägib sellest, et tal on olnud mingisugune läbipõlemine ja siis ta muutis oma elu, mõni inimene saab lapse, läheb lahku, kolib teise riiki ja neil on selline üks hästi äratuntav punkt, kus kõik asjad muutuvad, siis ma olen alati natukene hädas olnud, kui küsitakse neid selliseid murdehetki, sest ma ei tunne, et mul oleks neid, sest ma olen olnud kogu elu väga tasakaalukas, siuke korralik, kui võib öelda, ja üpris analüütiline inimene. Ehk siis see kogu enesearengu teekond on olnud suht selline lineaarne. Muidugi seal on mingeid hüppeid ja mingeid languseid, aga see ei ole olnud selline, et nüüd üks asi juhtub ja siis kõik muutub. Küll aga, kui me räägime sellist ekstravertsusest ja introvertsusest, siis
kui ma mõtlen endale tagasi selline algkoolis on ju, ma olin tegelikult suht hall hiireke. No ma tunnen, et mu sees oli hästi värviline maailm, aga see, et see välja saaks, oli ikka no väga keeruline. Ma mäletan seda, et 5. klassis, kuidas mu klassijuhataja tahtis saata mu etluskonkursile ja ma hakkasin klassi ees nutma, seepärast, et ma ei tahtnud minna, aga ma ei osanud ei ka öelda. Et no lihtsalt see oli nii dramaatiline, sest ta oli mingi, sa ei pea minema ja kallistas mind seal ja nii edasi. Ja siis põhikooli lõpus juhtus selline lugu, et ma läksin Eesti Õpilasesinduste Liidu ühele üritusele, üldkoosolekule. Ma olin kogu elu kuidagi tundnud, et tahaks õpilasesindusse minna ja siis meie koolis see algas vist alles 8. klassist ja siis ma ei saanud sinna minna. Ja siis seal põhikooli lõpus ma puutusingi oma koolis kokku inimestega, kes olid õpilasliiduga seotud ja ma läksin sinna üldkoosolekule ja ma tundsin ennast seal nii fucking hästi. Ma tundsin nii hästi ennast seal, sest kuidagi seal olid minu moodi inimesed, kes on ambitsioonikad ja kes üritavad ja kes tahavad teha teistmoodi ja kes tahavad teha sisukaid asju. Ma lihtsalt tundsin hästi koduselt ennast seal. Ja minu õpilasliidu teekond tegelikult areneski niimoodi, et ma alguses olin seal paaril üritusel käinud, siis ma kandideerisin ise korraldusmeeskonda, ma sain sinna, siis ma kandideerisin ühte töövaldkonda, ühte töögruppi ja siis sealt edasi lõpuks siis, kui ma olin gümnaasiumis, siis ma olin ka selle õpilasliidu ehk siis üle-eestilise organisatsiooni juhatuses. Et see oli ka võib-olla selline esimene hästi suur hüpe, kus ma iseendast pidin välja astuma. Et jälle, see läks väga nagu samm-sammult, aga ma tean lihtsalt, et õpilasliit oli minu jaoks ülim mõjutaja. Seega noorteorganisatsioonides töötamine on täiega nagu +100 punkti kõikidele noortele, kes vähegi tunnevad, et nad tahaks minna, minge, tehke. See on nii hea koht, kus katsetada, kus failida, kus õppida ja kus sa saad need inimesed, kes on terveks eluks. Siiamaani ma praegu nüüd, minu sats on ju kõik nüüd ammu koolid lõpetanud ja käivad ringi ja toimetavad ja ükskõik kuhu ma lähen, mis valdkonnas ma tegutsen, tõenäoliselt seal on 1 või 2 inimest, kellega ma olen õpilasliidus varem kokku puutunud, seega see võrgustik üle Eesti on nii lai. Vinge, põhimõtteliselt siis võib ka kokku võtta selle nii, et sind tõi kestast välja see, et sa sattusid sarnaste ambitsioonidega inimeste sekka jällegi. Ja ilmselgelt siis sa said auru juurde sealt. Aga enne kui lähme justkui sügavamalt teemadesse, siis kooslik küsimus on, mis on heaolu? Ma sõitsin täna siia ja siis ma mõtlesin selle küsimuse peale ja ma sain aru, et tegelikult see sõna on kuidagi hästi iseennast lahti selgitav minu jaoks. Ja kui me räägime heaolust, siis see ongi hea olu ja hea olemine. See, et mul on siin elus mõnus, mul on hea ja minu nii-öelda visioon või perspektiiv sellele on ilmselt see, et see haldab endas nii füüsilist, vaimset kui emotsionaalset mõnusat olemist. Et kui me räägime heaolust, siis ma tunnen, et mõnikord seda tõlgendatakse kui sellist füüsilist heaolu, et mu füüsilise tervisega on kõik hästi, ma ei ole haige, ma käin trennis, ma liigutan ja see on muidugi üks väga oluline alustala, aga ma näen, et seal on 2 asja veel, mida me ei tohi ära unustada. Et teine on see vaimne heaolu, see vaimne energia, see, et kuidas me tuleme toime oma igapäevaeluga, kuidas me tuleme toime stressiolukordadega, kuidas me nii-öelda võtame vastu seda infot, mille see ühiskond ja maailm meile annab. Ja kolmas on siis emotsionaalne heaolu, ehk siis mis tundega ma päriselt hommikul üles ärkan, mis tundega ma lähen magama, kuidas ma julgen teiste inimestega suhelda, kes on minu elus, kui palju ma kogen päriselt neid elu on nii äge emotsioone või kui palju ma kogen neid, et täna oli küll täitsa pekkis päev emotsioone, on ju. Et need 3 võib-olla sellist aspekti inimlikust, füüsilisest, vaimsest, emotsionaalsest, hea olemisest. Super, aga siit ongi tegelikult mega hea edasi minna sellega, et mis on need asjad sinu jaoks, mis on sinu igapäevas võib-olla rutiinis positiivse või ärksõna hoiavad sind. Et kas sul on mingid väiksed tegevused, mida sa teadlikult iga päev teed, et sul oleks kõik need näiteks 3 aspekti paigas? Absoluutselt. Väga head küsisid. Minu jaoks number 1 asi, mis tegelikult väga-väga palju nendele 3 asjale kaasa aitab, on hommikurituaal. Ma olen nüüd viimased 4-5 aastat kindlasti põhimõtteliselt iga hommik võtnud aega iseendale ja mul on kindel nii-öelda rutiin või rituaal, mida ma teen. Et see muidugi on ajas muutuv, aga ta on alati seal, et kui ma ei saa seda teha tund aega, siis ma teen seda 30 minutit, kui ma ei saa teha 30 minutit, siis ma teen 5 minutit, aga ma tean, et seal peab olema see hetk,
mille ma võtan ise endale ja seal on siis nii-öelda minu jaoks selline võib-olla 3 valem, mis seda sellise ideaalse hommikurituaali moodustab, on see, et sul on midagi kehale, sul on midagi vaimule ja midagi arenguks. Et selline kuldne trio on ju, et midagi kehale on see, et ma iga hommik teen oma näohooldust, ma käin pesemas, ma venitan või teen joogat, see on esimene asi on ju midagi kehale, siis midagi vaimule on täitsa ajast sõltuv, et meil näiteks Sandra Vabarnaga on sellel aastal kahekesi selline väljakutse, et igal kuul me proovime ühte uut asja, mille me siis oma hommikurituaali paneme, ühte sellist vaimset praktikat, et sellel aastal me oleme teinud näiteks tänulikkust, et iga hommik ma kirjutan üles 3 asja, mille eest ma olen tänulik. Me oleme teinud raputamist, mis on siis põhimõtteliselt lihtsalt see, et sa seisad oma toas ja raputad ja see on ülihea närvisüsteemi lõdvestaja ja üldse see aitab ärevuse vastu. Ma olen selle täiega oma igapäevadesse kaasa võtnud, et kui ma tunnen, et ma olen stressis, kas see on siis enne lavale minekut või enne mingit, ma ei tea, vastutusrikast olukorda või mingit vestlust, mis on minu jaoks natukene õrn, et siis ma raputan ja see aitab väga hästi ärevusest jagu saada. Ja me oleme veel teinud, 5 tiibetlast tegime. Ma tean, et see on ülitrendikas, mulle üldse ei meeldinud, üldse ei töötanud minu jaoks nagu täiesti kohutav. Ma mäletan, ma saatsin 20. päeval Sandrale voice'i, ütlesin, kuule, ma ei taha teha seda enam. Ta mingi, issand, kui hea, mina ka ei taha. Aitäh, et sa ütlesid. Ja siis viimased 10 päeva me ei teinud seda enam. Ehk siis me iga kuu katsetame ühte uut asja ja neid vaimseid praktikaid on lihtsalt nii tohutult palju tegelikult. See võib olla see, et sa kirjutad märkmikusse, see, et sa visualiseerid või raputad või mis iganes on ju, et mul on see ka ajast sõltuv, et praegusel hetkel ma suvel nii väga nagu ei keskendugi sellele, et noh, ma teen seda raputamist aeg-ajalt ja sel kuul meil on külm dušš, sest see on nii kehale kui vaimule tegelikult, et üldiselt need asjad käivadki kuidagi käsikäes ja see külm dušš, noh, mina ei ole üldse külmave inimene, mulle üldse ei meeldi, seda oli varem väga-väga raske teha, me lükkasime seda teadlikult suvesse ja lükkasime seda edasi ja nüüd on ka see, et ma käin sooja duši all ära ja siis lõpus ma keeran ta külmaks ja siis ma teen see ja siis lähen eluga edasi. Ja 3. on midagi arenguks. Jälle, minu puhul see on raamatute lugemine. Mulle meeldib panna sellised sisukad, õpetlikud raamatud hommikusse ja näiteks ilukirjandust lugeda õhtuti, sest hommikul pea on värske ja seda infot on parem hallata. Või siis see võib olla see, et sa kuuled podcasti või et sa, ma ei tea, vaatad mingisugust veebikursust või mingeid TED-talke või mis iganes see võib olla, on ju. Et ma räägin, ma ei ole nii kindlalt hoidnud kinni, et see asi on kogu aeg samasugune, et see ajas on selline muutlik, aga lihtsalt see teadmine, et mul on iga hommik mingi hetk, mis on mulle ja see võimalus ennast päevaks häälestada. Et mingi aeg ma täitsin ka märkmiku niimoodi, et mul oligi iga hommik 5 küsimust, ala kuidas ma ennast täna tunda tahan, keda ma täna rõõmustada tahan, mis on mingi stressirikas olukord, mis võib mu endast välja viia, kuidas ma seda ennetan. Et jälle selline, et sa mõtled selle päeva läbi, et see kuidagi aitab ette valmistada, et see on kindlasti üks asi. Ja teine asi, mis siit juba läbi käis ka minu jaoks raamatud, on üks mu selline hobi ja ühtlasi mahalaadimisviis ja selline enda kookonisse minemine jälle, et ma saan minna kuidagi enda sisse. Ja ma arvan, et 3. asi, mille ma tahan siia näiteks tuua, mis on minuga aastaid kaasas käinud, on tantsimine. Et ma muidu üldiselt olen hästi tantsuliste treeningute inimene, aga kas või see, et ma kodus tööpauside ajal lihtsalt panen mingisuguse playlisti mängima või mingi ühe konkreetse loo, mis mul tollel hetkel on teemas ja ma lihtsalt lähen ja tantsin, mõnikord see on aeglane, mõnikord see on megatempokas, ma ei pea seda filmima, ma ei pea isegi peeglisse vaatama, lihtsalt see võib räigelt robustne ja sihuke veider välja näha, on ju, aga see ongi lihtsalt see hetk mulle, see, et jälle ma saan oma vere käima, hapnikurikas veri jõuab aiu, mul on lihtsam keskenduda ja samal ajal see emotsionaalne laeng, mida see ka pakub, on minu jaoks täiega selline nice. Nii et ma ei tea, soovitusi praegu 5 minuti jooksul sai kõik, ükskõik kui palju ja kindlasti siia tuleb ka see tähelepanek külge panna, et kõigile vist kõik ei sobigi, täpselt nagu sa ütlesid, see 5 tiibetlast ja kõik muu, et esialgu vist ongi vaja aega või võtta aega vähemalt, et proovida midagi. Jaa, absoluutselt, pluss üks asi korraga, selles mõttes, et
ma tunnen ja näen oma töös ka vahel seda, et inimesed mõtlevad, et nüüd ma muudan kõik asjad ära, homsest ma hakkan ideaalseks inimeseks. Ma jätan maha nikotiini ja alkoholi ja ma ei tarbi enam suhkrut ja ma hakkan 6 korda nädalas trenni tegema ja ma magan iga öö 8 tundi ja ma teen hommikurituaali ja ma kaotan oma nutisõltuvuse ja siis ma olen see ja see ja see ja see ja kolmas. Ja siis ma vaatan talle otsa, ma mingi wow, tead, kui raske ülesanne see on. Siiamaani mina ka mingi nagu jagelen mingite asjadega. Minu jaoks näiteks seesama ekraani tarbimine on täiega teema, millega ma pean üliaktiivselt tegelema, sellepärast et see lihtsalt on igal pool ja see on väga keeruline mu jaoks. Aga jälle see, et üks asi korraga, et väikesed sammud tegelikult on need, mis meid nii-öelda võidule aitavad, et me ei saa üleöö muutuda teiseks inimeseks. Et sa alustad ühest asjast, vaatad, kas see muudab midagi ja see ei pea muutma nagu 2 päevaga või 3 päevaga, et mõnikord see võtab nädalaid, mõnikord see võtab kuid, mõnikord see võtab mitu aastat aega. Ja mõnikord ei saagi lahti tegelikult. Võt, just on ju. Aga siis tuleb sellega vist nagu leida positiivne külg või elada sellega lõppkokkuvõttes, et kindlasti saab ära kasutada neid halbu külgi ka võib-olla heas. Plus mina arvan ka, et tegelikult ei ole asju, mis oleks meile üdini halvad, ausalt öeldes, et kõike tuleb teha jälle mõõdukalt ja tuleb välja mõelda, miks sa seda teed. See miksi leidmine lihtsalt on ka üks ülim kuidagi samm, mida me saame astuda, et kui sa tahad üldse hakata uusi harjumusi looma või mingit hommikurituaali ehitama või millestki lahti saama või midagi oma ellu juurde võtma, siis tuleb endalt küsida, miks ma seda tahan. Sest esiteks see aitab tulevikus motivatsiooni hoida, et ma päriselt saan aru, et okei, ma nüüd ei jaksa üldse ja siis ma tuletan endale meelde, kas mul on mingi pilt sellest motivatsiooni põhjusest, kas mul on see kuskile üles kirjutatud, kas mul tuleb telefoni mingi teade aeg-ajalt, et ma oskan seda endale meelde tuletada raskel hetkel ja jah. Aga natuke juba puudutasime nagu teisi inimesi ka, et meie siis ühiskond, et meil on tegelikult justkui tundub, et probleeme on juurde tekkimas. Just see, et ongi ekraanid, on kõik muu, kõik, mis meid endasse tõmbab, mis tegelikult võib-olla ei too meile väga palju kasu. Aga kuidas sina nagu näed seda, et kuidas praegu ühiskonnas selle positiivse energia või heade emotsioonide jagamisega on, et kas saaks rohkem või on tegelikult hästi, et me nagu kiidame, innustame nii ennast kui teisi endiselt? See on üks väga-väga suur küsimus. See üks väga suur küsimus. Et ma arvan, et mõlemad. Ma arvan, et on kohti, kus me saaks kindlasti üksteist rohkem tunnustada ja kiita ja vähem solvata ja hoida oma negatiivseid mõtteid endale. Ja samal ajal on kohti, kus me juba teeme seda ja see on väga äge ja seda on ilus jälgida. Et okei, oota. Ühesõnaga, kas sa mõtled nagu pigem ühiskonnas üldiselt või sa mõtled sotsiaalmeediat ja meediat või lihtsalt suurt? Ma mõtlen ühiskonnas üldiselt tegelikult, et nii-öelda kas või inimene tänavalt või sinu sõber, et kas me näeme, praegu on suveaeg, praegu ei ole nagu elul väga vigagi, kõik on enamasti rõõmsad, tulevad tööle, õues on valge, nägu on naerul. Aga just see, et võib-olla see pimedal ajal me iga aastaga räägime üha rohkem, et ongi kurvem ja halvem ja kõik on nii paha, et minule jääb siuke mulje, et meil seda positiivset energiat või selle tunnustamist vähemalt on jäänud natuke vähemaks, kuigi me tõstame seda rohkem võib-olla esile, kui seda märgatakse. Aga see on lihtsalt minu enda võib-olla selline arusaam sellest, et sa võid selle ümber lükata, et võib-olla meie ümber ongi ainult positiivset ja negatiivne on kadumas. Ma arvan, et see on nii kuidagi siuke polaarne, et see ei kao mitte kunagi mitte kuskile, et alati on inimesi, kes toovad negatiivsust su ellu, alati on inimesi, kes tekitavad sinus võib-olla ebakindlust või kadedust või mingit sellist frustratsiooni, pettumust, mis iganes see negatiivne emotsioon on ju. Pigem me jõuamegi siit tagasi selleni, et kellega sa ennast ümbritsed. Et ma ise arvan, et need inimesed meie elus, tegelikult see on teaduslikult tõestatud ka, kui see teadusfakte nagu võib tuua, aga ei pea tooma, et see on igatpidi teaduslikult tõestatud, et see, kui meie ümber on toetavad suhted, mis tekitavad meist turvalist tunnet ja heaolu,
siis see pikendab meie eluiga, see aitab meie vaimsele tervisele kaasa ja sellepärast on nii oluline, et kes need inimesed minu ümber on. Et ma ise tunnen ka, et ma teen aeg-ajalt sellist suhete inventuuri, mulle meeldib öelda, et ma vaatangi otsa oma tutvusringkonnale ja mõtlen, et okei, kes on need inimesed, kes on mu elus praegu, keda ma tahan, et oleks rohkem, kes on need, kes päriselt panevad mind tundma, et kõik on võimalik, et ma olen äge, et nemad on ägedad, et elu on äge ja et selline rõõmus, positiivne energia tekib nendega, kes on need inimesed ja kuidas ma saaks neid rohkem enda elus nii-öelda toetada, kuidas ma saaks teha nii, et nad oleks rohkem minu jaoks olemas ja mina nende jaoks olemas, nad oleks mulle lähemal. Ja samamoodi, et mis on need suhted, millest ma olen võib-olla välja kasvanud, et need inimesed ei ole halvad inimesed tingimata, aga me lihtsalt võib-olla oleme välja kasvanud sellest suhtest, et meie huvid on muutunud või meie soovid on muutunud, me tahame natuke erinevaid asju, võib-olla me iseloomult, mina tahangi areneda kuskil teises suunas ja see on okei, et me ei peaks tundma ennast halvasti, sellepärast et suhted elus lõppevad. Et see on lihtsalt jälle mingisugune periood ja see ei tähenda, et me peame nüüd tülli minema, aga see võib olla lihtsalt väga sõbralik, et me nii-öelda sujuvalt vähendame nendega seda suhtlust. Mitte lihtsalt, et ei ghost'i neid, ei astu lihtsalt minema ja bloki ära igal pool. Tänapäeval on see muidugi väga populaarne valik. Et see võib-olla on ka natuke nõme, et siis teine inimene jääb küsimärgiga kuskile siin õhku, et no mis nüüd juhtus. Et pigem lihtsalt olgem ausad ja ütlegi, et ma tunnen, et ma tahan hetkel endale pühenduda või mis iganes see põhjus siis seal on. Ja kolmas asi on see, et keda ma saaksin juurde tuua enda ellu, kes mind inspireerib. Minul näiteks selle aasta, mul on viimased aastad olnud nii-öelda aasta märksõna ja minu selle aasta märksõna on connection ehk siis ühendus. Ja alguses ma võtsin väga tugevalt selle sihi, et see ongi inimestega seotud, ehk siis see suhete inventuur kestab läbi aasta väga fokusseeritult, et keda ma tahan nii-öelda rohkem oma ellu tuua sisse, kellest ma nii-öelda tahan eemalduda natukene ja mis on need suhted, mida ma tahan oma ellu juurde tuua. Ja siis ma võtsin endale sellise ülesande, et iga kuu ma saan kokku ühe uue inimesega. Ma kirjutan talle või ma helistan talle, võib-olla me oleme tuttavad, võib-olla me oleme kuskil kunagi kohtunud, võib-olla me absoluutselt ei tea üksteist. Ja ma kirjutan talle, küsin, kas sa tahaksid minuga lõunale minna ja siis kui jah, siis me lähme. Ja ma ei ole seda teinud päris iga kuu nüüdseks, aga ma olen selle kaudu saanud väga lahedaid uusi sõpru. Ja on ka olnud mõni inimene, kellega lihtsalt ei klikigi tegelikult lõpuks, et tore, et me kohtusime, aga sinna paika see ka jääb, et nüüd on lihtsalt Eestis üks inimene rohkem, mida ma tean. Aga ma olen saanud paar väga-väga lahedat sõpra juurde tänu sellele, et ma lihtsalt võtsin ette Instagramist, nägin ühte lahedat noormeest, kirjutasin talle, et tead, et me oleme põgusalt üritustel kohtunud, aga me pole otseselt tutvunud. Siis ma kirjutasin talle, et tead, et sa tundud täiega tore. Sa tundud väga-väga siiras ja hea inimene, et mul on käimas selline nii-öelda aasta, selline väljakutse, et kas sa oleksid valmis minuga paariks tunniks lõunale minema? Lihtsalt räägime, mitte midagi muud, et see ei ole kohting, see ei ole väljakutsumine, ma lihtsalt tahaks tutvuda sinuga. Ja saad aru, kuidas see töötab, et see võib-olla kõlab ülihirmutavalt ja ma mäletan, mul on inimesed ka öelnud, issand, kuidas sa suudad seda teha, kuidas sa julged, kuidas sa jaksad, see tundub nii jube, et mis siis saab, kui ta ei ütleb? No mis siis saab, siis ta ütleb ei ja sa lähed edasi, on ju. Et üldiselt see ei ole isiklikult üldse sinu pihta, tõenäoliselt tal kas ei ole aega või tal endal lihtsalt on see tutvusringkond nii täis pakitud praegu, et ta ei soovi seda, et enamasti see ei ole ei sulle, see on lihtsalt ei sellele võimalusele. Ja sa ei jää millestki ilma. Selles mõttes, et kui ta ütleb ka ei, siis okei, tore. Ja siis sa lähed järgmise inimese juurde. Aga kui ta ütleb jah, mõtle, mis sellest kõigest saada võib. Et see on see võimaluste mäng jälle, on ju, et what if? Me sageli vaatame seda what if'i või seda mis oleks kuid negatiivses mõttes, aga mis siis saab, kui nii juhtub. Aga mis siis saab, kui ei juhtu või mis siis saab, kui läheb hästi. Et me võiks sellele what if'ile nagu plussmärgi taha panna, et aga mõtle, kui palju on võimalik. Jah, siukseid asju et kui sa juba hakkad kahetsema juba seda mõtet, siis tegelikult ju tee see ära lihtsalt. Et kui sa arvad, et sa võid kunagi kahetsema hakata seda. Ja, just. Ja väga head punktid jällegi, kuidas võib-olla natukene mänguliselt enda jaoks tulla samamoodi kestast välja. Et kui sa ei ole harjunud tegelikult uute inimestega niimoodi suhtlema või siis vanade tuttavatega taas suhtlema, et see on ju väga hea võimalus, kuidas inimesele läheneda. See on vähemalt esimene lause, et sa ütledki, et see aasta ma teen niimoodi, et ma tutvun uuesti või tutvun esimest korda inimestega. Ja me oleme näiteks oma kursustel teinud ka sellist tagasiside küsimise mängu. Ehk siis sul on mingi 2-3 küsimust, mida sa tahaksid teada. Ala näiteks seal oli, et mis on need 3 sõna, millega sa mind iseloomustaksid ja ala mingi, mis on üks asi, mida sa ei ole jõudnud või julgenud mulle kunagi öelda.
ja noh, mingid sellised küsimused lihtsalt enda kohta, et üldiselt me oleme alustanud sellises positiivses võtmes, sest see võib olla veits hirmutav kirjutada oma inimestele sihukest asja. Ja siis me lihtsalt lasime inimestele oma lähedastele saata meiliga näiteks need küsimused või Messengeris või mis iganes, kus sa tahad ja ma tegin ise ka seda. Saatsin 5 sõbrale vist selle kirja. Ja endal ka korra nagu süda puperdus, olin nagu mingit huvitav, et kas nad vastavad, kas nad üldse võtavad selle aja. Ja ma sain nii positiivse üllatuse, et inimesed päriselt tegelikult võtsid selle aja. Nad võtsid selle aja, et vastata ja ma sain nii põnevaid vastuseid. Ja sealt algasid mingid täiesti uued vestlused ja ma tunnen, et see avas nendes suhetes mingi täiesti uue sellise leveli, kui nii võib öelda. Et ma sain teada, mida need inimesed minust nagu päriselt arvavad või et mis on need jälle, see lihtne küsimus, mis on need 3 sõna, millega sa mind kirjeldaksid või iseloomustaksid. Et see on see, et kui sa peaksid kellelegi teisele mind tutvustama, kuidas sa seda teeksid ja see ütleb ülipalju selle inimese ja teie sõpruse kohta. Ja jällegi, mida me ütlesime ka oma kursuse inimestele on see, et kui sa niisama ei julge küsida, ütlegi, et saad aru, ma olen praegu siuksel koolitusel ja mul oli siuke kohustuslik ülesanne, pidin selle ära tegema ja lükka täiega meid tanki lihtsalt. Et jälle siin võite ka öelda, et mul on sõbraga mingi väljakutse ja lükata nii-öelda enda pealt see vastutus ära, et kui natuke on ebamugav, et siis lükake, võite mind ka tanki lükata, öelge, ma kuulasin ühte podcasti ja seal oli üks Pihv Killu ja siis ta ütles, et peab nii tegema ja lükake mind täiega tanki, nagu see on väga fine. Ja ma olen suhteliselt kindel, et 2. või 3. korral, kui see asi jätkub, siis enam ei lükata tanki. Vaid siis tekib see julgus, kui sa esimese vastuse ära saad, et siis tegelikult ju asi hakkab veerema. Ma olen täiesti kindel. Ja jälle need väikesed sammud on, et hakka kuskilt lihtsalt minema. Ja tegelikult sa vastasid väga hästi ka minu justkui järgmise küsimuse ära juba võib-olla eelmise või üle-eelmise küsimusega, et millest võiksid inimesed rohkem kinni hoida võib-olla või millest lahti lasta tänapäeval, siis meil vist natukene on see ühiskond, et oleme people pleaserid ehk siis üritame kõigile natukene meeldida, meil on natukene sellised võltskuvandid võib-olla liikumas tänu sotsiaalmeediale, nii endast kui ka teistest või arusaamad maailmast, et tegelikult lõppkokkuvõttes ju, kui me podcast on heaolust, siis millest meie esialgu räägime, on meie ise. Ja kui sul ei ole hea, siis tegelikult miks sa peaks pingutama veel, et nagu teistel oleks parem, aga ise ennast alla tuues. Et see on väga hea mõte natukene see suhte puhastus, et jah, inimestega ei pea lahku lööma, aga tegelikult tasub läbi mõelda, et mis inimesed sind rohkem õnnelikuks teevad ja kuidas nad seda teevad ja lihtsalt liikuda selle suunas rohkem. Plus, mida veel mõelda ongi see, et mis nende inimeste juures sind kuidagi särama paneb või mis teeb sind õnnelikuks, miks need inimesed just, mis on see isikuomadus või oskus või viis, kuidas nad räägivad või mida nad ütlevad või mis sõnavara nad kasutavad või millist hobidega nad tegelevad, et nagu konkreetselt välja mõelda, et mis nende inimeste juures on see asi, mis mind tõmbab, sest siis me saame neid asju ka enda elu rakendada, et muutuda selleks inimeseks, keda me armastame, on ju. Ja tuubelda neid inimesi enda ümber ka, et sa hakkadki samasugused inimesed veel otsima ja või isegi sa ei pea otsima, arvatavasti nad tulevad ise, kui sa muutud sinna gruppi sobivaks justkui, kus sa tahad olla. Mina selles mõttes olen hästi energiate usku, et kõik asi siin maailmas on energia, kõigel on oma vibratsioon ja ma tean, et mõnikord sellele pannakse külge mingi kelluke, et see on pseudoteadus ja et see on mingisugune need, kes kristallikesega ringi käivad, on ju. Aga ma arvan, et seal on mingi tõde taga, et seal on mingi viis, et me jälle nagu sa ütlesid, me tõmbame inimesi, kes on sarnased meiega. Ma mõtlen ka tagasi oma ala õpilasliidule või asi on minusele ja sellele, mis inimesed mind praegu ümbritsevad, et mulle meeldib hullult üks ütlus, et mida rohkem sa oled sina ise, seda turvalisem on teistel sinu ümber olla nemad ise. Ehk siis see, et sina oled nii veider või lärmakas või hüplev või rõõmus või hoopis melanhoolne ja endasse hoida, mis iganes sa tahad olla, on ju, mida rohkem sa oled see ja mida rohkem sa päriselt elad seda sorti elu, seda rohkem sa lubad ka teistel tegelikult elada sellist elu, et sa näitadki seda eeskuju, et sa aru, et see on okei. See on üllatav, kui väga inimesed lihtsalt vajavad seda nii-öelda luba või seda nõusoleku lehte, et see, mida ma tunnen, on okk. Ja see, mida ma tunnen, on õigustatud ja teised tunnevad ka nii ja ma ei ole selles üksi. Et me ikkagi oleme karjaloomad ja me otsime enda ümber teisi. Ja samamoodi see, sama see energia teema, et me vibrame kõik, me võngume kõik mingisugusel lainel. Ja see on puhas füüsika tegelikult, on ju.
et meil kõigil on oma mingi see elektriväli ja nii edasi, okei, no see läheb juba väga metaks ära, on ju. aga ilus on niimoodi mõelda, et see on nagu mõtteharjutus minu jaoks ka. Et ilus on mõelda, et me võngume kõik mingisugusel lainel ja kui me tahame sellel lainel inimesi, siis me peame ise ka seal võnkuma. See laine võib olla ükskõik mis tegelikult ju, emotsionaalne, füüsiline, et jaa, väga hea kinnitus võib-olla neile, kes ei ole või kes põevad oma samme või ei julge midagi teha või lahti öelda või hoopis kuhugi sisse minna, et tasub julgem olla ja lihtsalt minna sinna suunda, kus sa tahad. Ja ma täiega saan aru, et see ongi jube hirmutav. Nagu ma mõtlen enda loole ka, et ma ei ole alati olnud selline, nagu ma olen praegu. Ma ei ole alati olnud valmis nii avatult rääkima või tulla mingi poolvõõraste kuttide stuudiosse, istuda mikri taha ja lihtsalt avada oma elu ja mingit tausta. Et kunagi see oleks ilmselt mega hirmutavalt, ma oleks võib-olla seal ukse taga mingi pool ärevus hoo saanud või midagi sellist. Aga see on jälle, ma lihtsalt korrutan iseennast väikesed sammud, et see tee see üks julge samm. Et selline tore harjutus on ka, ongi nagu üks julge samm, on ju. Et kui sul on mingisugune eesmärk või mingisugune siht või midagi, mida sa tahad siin elus teha, see võib-olla tundub hullult suur, võib-olla see, et tahan kunagi Eurovisioonil esineda. Võib-olla see on see, et ma tahaks oma elukaaslasest lahku minna, mis iganes, see võib olla nagu täiesti erinev samm, on ju, või see tegu. Ja siis küsimus on see, et mis on see esimene asi, mis on see kõige väiksem esimene julge samm, mida sa saad astuda, et liikuda sellele lähemale. Näis oletame, et tahadki Eurovisioonil esineda, on ju, see esimene julge samm võib-olla on see, et sa mõtled välja, mida sina teeksid seal laval. Esimene julge samm on see, et sa mõtled välja, et okei, kas ma oleksin pianist või ma laulaksin, kas ma toon hoopis tehnikuna olla seal, on ju, selle saad selgeks, mõtled, okei, mis on see järgmine julge samm, on ju, mida ma järgmiseks saan teha, okei, kui ma tahan laulda, siis äkki ma peaks laulutundi minema. Okei, laulutundi minemine võib ka mega hirmutav olla, on ju. Jälle, mis on see järgmine samm? See, et sa suhtled sõpradega, otsid toreda lauluõpetaja, kes nagu on head tagasisidet saanud, võib-olla lähed sõbraga koos, on ju, ja siis hakkad ehitama järjest sinna nagu seda teekonda. Ja, juppideks võtmine on üks oluline oskus esiteks, aga teiseks edasiviiv jõud ainuke vist suhteliselt. Et jah, tõesti üle varju pluss otse Eurovisiooni lavale on suhteliselt keeruline meil hüpata, ma ütleks. Ja pluss ongi tore, et saad neid väikseid linnukesi hakata tõmbavad. Nii see samm sai tehtud, see samm tehtud, väiksed eduelamused. Ja kes võib-olla ei tea Stebi brändist justkui nii palju, siis või Stebist endast, siis Stebi on ka selles suunas, et Stebi tähendab justkui step by step. Ehk siis samm-sammult heaoluni või ükskõik milleni, mis sa soovid, sest ega seal võib-olla ei olegi lõppu, nagu kõik on piiritu. Saad Eurovisioonil ära, tahad hoopis top 1 billboardi saada. Et lõppkokkutes võta see kõigepealt esimene samm, siis võib-olla veel väiksem teine samm, aga mingil hetkel sa ju jõuad kuhugi ikka. Võib-olla teadmiseni, et sulle ei sobigi see, aga see on ka väga hea teadmine, et minna kuskil mujale. Täpselt, et võib-olla sa poole peal avastad, et aga see polegi tegelikult mulle, on ju. Ja minu arust sa tõid praegu, või sa avasid ülihea laeka just selle osas, et me ei tohiks nii-öelda elada oma unistustes ainult. Et me nii sageli mõtleme, et kui ma jõuan sinna, kui ma elan seal, kui ma teenin nii palju raha, kui ma kaalun nii palju, kui ma, mis iganes XYZ on ju, et siis ma olen õnnelik või siis ma hakkan elama või siis ma leian need inimesed, siis siis mul on heaolu, eks ole, et me elame sellest tulevikus ja me justkui ootame, et nüüd, kui see üks suur asi muutub, siis meie kogu elu muutub, on ju. Aga tegelikult on see, et jah, mis siis saabki see, et sa jõuad sinna, on ju, saavutad oma selle ideaalse kaalupunkti, mis siis edasi saab? Et kas sa oled päris kindel, et see just on see, mis teeb sind õnnelikuks? Kas tegelikult teeb, on ju? Et siis tuleb alati mingi uus asi, mida me otsime. Seega me peaks püüdlema selle nimel, et me iga päev leiaksime neid väikeseid asju, mis teevad meid õnnelikuks, mis pakuvad meile tänutunnet, pakuvad särtsu ja mõni päev neid on väga vähe. Mõni päev see ongi lihtsalt see, et ma olen terve nagu. Mõni päev see on lihtsalt see, et mul on käed, mul on jalad, ma hingan ja ma ärkasin täna üles. Ja ülejäänud päev on lihtsalt räigelt sitt nagu, kõik on nagu mega tuksis ja see on see üks asi, aga see on sul olemas ikkagi jälle. Et küsimus on, kuidas sa oma fookust suunad, aga lihtsalt jah, et me ei elaks nii väga tulevikus mingite sammude taga, et need soovid on pidevalt muutuvad, me peame kohanema nendega ja
me peame lihtsalt elama hetkes natuke rohkem, olema kohal. Kohalolu on minu teine selle aasta sõna, mul on ikka 2 tükki. ei, super. Aga nüüd sa oledki jaganud meil siin päris pikalt endast kõike, et sa oled üldse julge tegelikult jagaja erinevatel teemadel võib-olla, mida inimesed ei jagaks enda kohta või ka rääkida nagu teistele. Ehk siis esiteks sa räägid oma igapäevast, aga räägid ka nagu näiteks seksi teemadel ja kõigil muul, et miks sa seda teed ja kas seal nagu mingi teistsugune vastukäe ka, kui sa võtad mingi niisuguse teema ette, mida tegelikult ei taheta võib-olla rääkida, aga võib-olla huviga kuulatakse? Ma arvan, et ma praeguseks hetkeks olen suutnud ikkagi piisavalt paksu naha kasvatada endale, et mul on jumala suva. Või noh, nagu ma arvan, mu elu kandev mõte on see, et ära aktsepteeri nende inimeste kriitikat, kelle juurde sa ei läheks ise nõu küsima. Ja see mõte lihtsalt hullult kannustab mind, sellepärast et tõesti isegi vahet ei ole, kas see on sotsiaalmeedia või see on mingi tutvusringkond või isegi mitte tutvusringkond, vaid nagu täiesti suvakad inimesed kuskil, et kui neil on midagi öelda, kui midagi negatiivset neile ei sobi, kuidas mina oma elu elan, siis tegelikult nad saavad sellest välja astuda. Et ma ei pea oma elu muutma selleks, et neil oleks mugav. Et minul endal peab olema hea, minul endal peab olema mugav ja selle juures ma ei taha kellelegi haiget teha. Et minu elu on see, et tee seda, mis sa tahad, seniks kuni sa ei tee kellelegi teisele haiget, et ela nagu enda jaoks, aga mitte teadlikult teisi haavates. Aga lihtsalt jah, ma olen aru saanud sellest, et ma ei saa elada teiste inimeste jaoks, sest siis mu elu jääks elamata. Sest nii palju, kui meil on inimesi, nii palju meil on arvamusi ja tõesti, kui mingisugune pets 72 kuskilt Põlvast ütleb mulle, et me ei tohiks avalikult, ma ei tea, kas see on siis seks või see on mingi eneseareng üldiselt või see on, ma ei tea, naiselikkus või menstruaaltsükkel või midagi, ütleb mulle, et see on kõik nagu nõme ja sellest ei tohiks rääkida, siis sorry, mine ära palun, et see on minu elu, see ei ole sinu koht, see ei olegi sulle mõeldud, et igaks asjaks on publikut, alati, igaks asjaks on publikut ja kui publik on vale, siis tuleb publik välja vahetada, on ju. Ja kui me räägime, siis kõik need asjad, mida ma just nimetasin, need on ju elu osa. Et see, et me tuleme sellisest veits patriarhaalsest ja suletud maailmast, kus nendest asjadest ei ole räägitud, see ei tähenda, et see asi peab jätkuma niimoodi. Et ma arvan, et meie generatsiooni ja meie tulevaste generatsioonide ja tegelikult ka meie vanemate nagu võimalus, kui neil on soov ja tahe, on muuta seda maailma, on muuta seda narratiivi, et me võime rääkida nendest asjadest. Et ühest küljest see ühiskond on läinud mega palju avatumaks. Meil on väga palju rohkem leppimist inimestega, kes on teistsugused ja samal ajal, ütleme nii, et see on siuke paradoks on, et mida avatumaks me lähme, seda rohkem lärmi hakkavad lööma need inimesed, kellel on kinnisem mõtteviis või kellele see ei sobi ja niimoodi tekibki see polariseerimine, et siis me lähme nagu mõlemal poolel nagu, et kes karjub paljemini ja see võidab. Ja praegusel hetkel, seda ongi, ma arvan, rohkelt on ju, aga siis ma tahakski panustada sellesse, et vähemalt see nii-öelda see teaduslikult tõestatud ja tõenduspõhine info jõuaks õigetesse kõrvadesse, et me leiaks seda infot, mis on päriselt sisukas, mis päriselt toetab, et me ei upuks ära selle negatiivsuse sisse, sest muidugi palju klikitavam on uudis, et mingi lennuk kukkus alla või kuskil pomm lendas õhku, see on üliklikitav, aga see, kui sa ütled, et selles riigis seal Aafrikas on nüüd puhas vesi ja elekter, muidugi see ei ole nii klikitav, on ju, aga tegelikult see on ülisuur edasiminek. Üks raamatusoovitus kohe siia vahele, Hans Roslingu Factfulness, üks mul lemmikuid, lugesin seda aasta või 2 tagasi. See on 10 müüti, mis meie maailmas on selle kohta, et elu on tegelikult parem, kui meile tundub. Ehk siis toob 10 väga-väga tõenduspõhist asja, mis siin elus on hästi ja mis meie ühiskonnas on muutunud viimaste aastasadade jooksul. Ülihea raamat, kuidas jälle muuta oma perspektiivi sellest elust, et kõik ei ole tegelikult nii halb. Aga jah, tulles tagasi su küsimuse juurde, siis ma arvan, et ma olen lihtsalt jõudnud sinna, et ma ei saa elada kõigi inimeste eest, on ju, et alati on neid, kes vaatavad viltu ja ma ei pea aktsepteerima nende inimeste kriitikat, kes
kelle juurde ma ei läheks nõu küsima, et kui tõesti ma tegelikult ei usalda teda, siis miks ma peaks nagu seda infot vastu võtma, on ju. Et pigem on see, et räägime nendest teemadest, mis on olulised ja mille kohta on vaja, et inimesed leiaks infot ja. No see on umbes nii, et pange ennast ajakirjaniku rolli, kes teeb hea suure artikli, fakte täis ja siis ta ei lähe netikommentaare lugema ja ükski ajakirjanik minu teada ei tee seda. Ehk siis võta see tagasiside vastu, mis on otse sulle suunatud, mida sulle võib-olla räägitakse näost näkku või pannakse vähemalt faktilisse vormi, on ju. Et jah, see müra on seal kommentaariumis võib-olla suur, aga ei tasu alati nagu sinna klikkida, sest see on sinu enda valik, kas sa lähed sinna ennast kiusama või mitte. Just, ja ma tegelikult nägin just ühte videot, kus see oli üks tsitaat, mille küsimärgiga ütles Christian Bale, ma ei ole kindel, kas ütles tema tegelikult või mitte, et see kuskilt lihtsalt tuli. Aga tsitaat on hea. Ühesõnaga see, et kui kellelgi on sinuga mingi probleem, mida on mingi kanakitkuda sinuga, on ju, siis ütle talle, et ta saadaks sulle selle kohta sõnumi, et ta kirjutaks, lahendad ära ja kui tal ei ole su telefoninumbrit, siis järelt ta ei tunne sind piisavalt hästi, et ta saaks sulle midagi üldse öelda või et tal saaks sinuga probleem olla. Siis ma olen mingi, jaa, kuule, nice, tõsi. Ja nägin isegi seda just hiljuti ja see paneb mõtlema tegelikult jah, et kas ta on sulle nii lähedane, et teil saaks olla üldse mingi elumuutev probleem põhimõtteliselt omavahel. Ja paneb jällegi asjad perspektiivi, eriti inimsuhete tasemel. Aga kui sa kiirelt peaks vastama, siis kelleks saab Killu või Killu on juba sinna jõudnud? Killu saab, Killu kindlasti ei ole, ütleme nii, Killu saab ja Killu on. Et ma arvan, et areng on lõputu ja ma olen väga õnnelik sellega, kus ma olen praegu ja ma olen ülipõnevil selles, mis saab näiteks 5 või 10 aasta pärast minust. Nii et sa ei sea endale väga suuri eesmärke, vaid sa lihtsalt lähed päevalt? Ma arvan, et mõlemad, selles mõttes, et mul kindlasti on mingid asjad, mida ma elus tahaks saavutada, aga ma tean, et ma tahaks olla finantsvaba 30. eluaastaks, eks näha, kuidas sellega läheb. Ma tean, et ma tulen jälle sammu tagasi. Mul oli eelmise aasta lõpus ühe sõbraga vestlus teemal unistamine ja eesmärkide seadmine üldiselt. Ja ma ütlesin talle, et tead, ma ei oska unistada. Et ma ei oska mõelda kaugele, ma ei tea, et mis on need mingisugused kohad, mida ma tahan külastada või mingid rahalised eesmärgid või mingisugused suured tegemised, et kas ma tahan mingit TED Talki pidada kunagi või esineda kuskil või kui suurtel lavadel või mis need numbrilised, faktilised asjad on, et ma ei tea ja ma ei oska unistada ja ma ei näe nagu seda suurt pilti. Siis ta ütles mulle, et tead, Killu, sa ei peagi oskama, sest sa unistad tunnetes. Ja ma ei mingi, mis asja? Ja siis me rääkisime sellest ja ma sain aru, et see on nii tõsi, et ma unistan sellest, kuidas ma tunnen ennast. Et kui ma enne sulle ütlesin ka, et heaolu on mitmeosaline, on ju, et tõesti ma unistan sellest, mis tundega ma hommikul ärkan. Ma unistan sellest, kuidas ma tunnen ennast oma perega, kuidas ma tunnen ennast oma lähedaste ja sõpradega, kuidas ma tunnen ennast oma kodus, mis emotsioonid mind valdavad, mis asju ma teen, mis mind sütitavad, mis mind põlema panevad, kuidas ma saan vältida seda stressi ja ärevust ja negatiivsust või siis seda enda kasuks pöörata. Et ma unistan sellest, mis tunded mu ümber on ja ma ei peagi kõiki asju numbriliselt teadma, et see, et ma tahaks olla finantsvaba, see on küll üks väga konkreetne asi, on ju, aga mul ei ole väga palju selliseid ja ma arvan, et see on minu jaoks hästi julgustav mõte, et ma ei peagi teadma, see ongi justkui minna nagu päevalt või siis, et see siht on mingisugune emotsioon või mingi märksõna või mingisugune tunne seal juures. Väga ilus mõtteviis, ütleme nii. Aga sa mainisid enne Asi on minus projekti siis ka või koolitusi nii-öelda, mis te teete. Et äkki kiirelt lühidalt, et kellele suunatud on ja mis selle sisu on? Absoluutselt. Nii, nüüd tuleb minu lifti pitch. Sul on minut. Ja ühesõnaga, Asi on minus, nagu ma enne ütlesin, eesmärk on aidata inimestel luua tervislikumaid harjumusi ja lihtsalt elada teadlikumat elu, toetavat elu ja sellist, kus nad päriselt on õnnelikud. Ja meie esmane sihtgrupp on naised, ehk siis kui me teeme oma koolitusi, kas need on siis, meil oli aastane koolitus, selline enesearenguprogramm, on ju, meil on olnud 3 kuuseid, me teeme inspiratsioonipäevi
ja need on suunatud siis põhiliselt naistele, sest me oleme aru saanud, et meie suhestume ikkagi samast soost inimestega hetkel paremini, et me mõistame neid murekohti, neid sotsiaalseid rolle ja asju paremini, et meil on lihtsam olla toeks selles protsessis. Küll aga kuna harjumused ei ole nii-öelda soopõhised või niimoodi, siis kui me käime ettevõtteid koolitamas, siis me teeme seda ka segakollektiividele. Ehk siis meil on erinevad teemad, millest me räägime, ala ongi harjumused, selgus, energia, efektiivsus, julgus, mõjukus ja nii edasi, et nendes programmides, mida me siis ise teeme ja kui me käime ettevõtetel, siis need on need teemad, mida me nagu läbivalt arutame. Ehk siis asjad natukene, mida igaüks saaks muuta oma päevas või elus. Ja just tegelikult, see, et kuidas nagu... Laiad teemad justkui tegelikult. Ja et siin on tegelikult nii palju väikeseid asju, mida me saame oma elus muuta, ala ongi see, minu jaoks see selgus on üks, ma arvan, mul lemmik teemasid, sest kuidas me saame elada seda ägedat särtsakat elu, kui me ei tea, mis see on. Tegelikult ei saa, et me peame välja mõtlema, et mis see minu jaoks on, et mis on see, mida mina teha tahan. Mitte see, mida sotsiaalmeedias keegi on jaganud või mida mu lähedased teevad või mingisugused superstaarid kuskil kaugel maailmas on ju, aga mida päriselt mina tahan. See ei pruugi olla sama. Võib-olla see ongi, et ma tahan olla kodune, võib-olla see on see, et ma tahan olla kunstnik, võib-olla see ongi see, et ma tahan olla kuulus ja teha ägedaid asju, võib-olla ma tahan teha teadust, mis iganes see on ju, et lihtsalt mõelda enda jaoks läbi, miks ma seda tahan ja mis see üldse on. Ja samamoodi see, et kui meil ei ole energiat, vaimset, füüsilist ja emotsionaalset energiat, siis meil on väga raske hakata seda selgust looma. Et kui ma olen lihtsalt voodis pikal ja tunnen, et ma ei jaksa midagi, siis ma ei hakkagi enda kallal tegutsema, siis ma ei suudagi mõelda nendele asjadele. Ja samamoodi vastupidi, et kui ma ei tea, mida ma tahan, siis võib-olla on ka see, et ma ei oska kuskilt alustada ja siis see omakorda võtab energiat ära. Et need on kõik nii omavahel seotud teemad ja samamoodi, et okei, nüüd ma olen selle selguse loonud, mul on energiat, kuidas ma saan tõsta enda efektiivsust, et ma suudaksin siis tõhusamalt neid asju teha või teha ära kiiremini need asjad, millega ma nii väga ei taha tegeleda või mingid tööülesanded selleks, et ma oskaks inimestega rohkem aega veeta. Et need on kõik ütlen niisugused tööriistad, mida lihtsalt oma ellu rakendada selleks, et paremini elada. Ja meie oma kursustel kasutame Brendon Burchardi instituudi materjale põhiliselt, et me toetume tema programmile. Ta on üks USA coach, tal on oma instituut, kus nad on üle 25 aasta vist juba varsti teinud uuringuid päriselt, et mida teevad nii-öelda high performing või sellised ambitsioonikad, kõrgelt lendavad ja enda eluga õnnelikud ja rahul olevad inimesed, et mis on need asjad, mida nad teevad ja nende alustel on need siis põhiteemad ja asjad kokku pandud. Aga teil on ka ju tegelikult nüüd tekkinud, ma ei tea, mis perioodiga 2 aastaga äkki, on ju tekkinud päris suur kogukond, või jälgijaskond ka samamoodi, et ühed on need, kes käivad, teised need, kes jälgivad võib-olla salaja on ju. Et kas teiste juhendamine või neile natuke selline õpetussaade andmine endale pinget ei pane, et kui see nagu välja ei tule inimesel või et siis sina oled süüdi selles? See on suht, ma arvan, kõikide, ma ei tea, kas õpetajate, mentorite, arengutreenerite nagu selline enda distantseerimine, et sa pead lõppude lõpuks ikkagi aru saama, et ainult sinust ei sõltu selle inimese tulemus. Et kui ma räägin arengutreenerlusest üldiselt, siis coachingu alustala tegelikult on see, et sa oled suunaja. Et sa oled see inimene, kes oma küsimuste ja mõtetega toetab seda inimest, et sa tead, et sinu nii-öelda koostööpartneril või kliendil on tegelikult, tema sees on kõik vastused olemas, tegelikult ta teab. Ma olen siiralt seda usku, et absoluutselt kõik inimesed tegelikult teavad. Kuskil sügaval sisimas. Võib-olla nad ei ole veel seda vastust leidnud, võib-olla ei ole veel õige aeg olnud, võib-olla nad ei ole julgenud seda tunnistada endale, aga tegelikult me teame, on ju. Ja arengutreeneri roll ongi see, et ma küsin neid õigeid küsimusi, ma panen ta mõtlema selles suunas, ma aitan tal peegeldada erinevatest nii-öelda siis vaatepunktidest neid küsimusi, et ta ise hakkaks mõtlema ja nii-öelda loon selle turvalise ruumi, et ta saab endaga tegeleda. Et see on ju tegelikult see lõppeesmärk. Ja muidugi selles mõttes minul kui siis toetajal ja teenusepakkujal on mingisugune vastutus või mingisugune roll, et parim, mida mina teha saan, on see, et ma olen kohal, ma olen tähelepanuga kohal, ma hoolin sellest inimesest ja ma annan talle nagu kõik, mida ma oskan anda iseendast. Et ma küsin täpselt nii, nagu ma tahaks, et minult küsitaks.
on ju. Ja aga samal ajal jälle see enda distantseerimine, et tegelikult selle töö see inimene peab ise ära tegema. Et sageli, miks me ei hakka oma elus muutuseid looma või miks me ei hakka endaga tegelema, on see, et me kardame seda tööd, et see on veits pime, mis seal välja paistab, see on veits hirmutav, ma täpselt ei tea, kuidas keegi see käib. Keegi võiks ette ära teha selle. On ju, mega lihtne oleks, on ju. Aga et me peame päriselt ise tegema hakkama, et see võtab ju aega ja vahel see võtab raha ja mingid asjad hakkavad muutuma oma elus, võib-olla peab loobuma millestki, on ju. Et see on see teadmatus seal tulevikus, selles ilusas tulevikus, mida me näeme, aga jah, et inimesed ikkagi vastutavad ise, täiskasvanud inimesed oma elu eest. Ma arvan, et võib-olla lause on see, et kas keegi teine saab minu eest õnnelik olla. Ei saa, et kui ma saan ainult ise olla, siis järelikult pean ise endaga tööd tegema, mitte see, et coach on kõrval õnnelik või paariline või mida iganes ja siis hakkab mina õnnelikuks äkki. Arvatavasti nii ei lähe. Kuigi, kui te mõlemad olete õnnelikud, siis see täiendab. Yeah. Nii, aga teeme väikse killu, väikese nipinurga ka. Et lühidalt, mul on paar sellist küsimust, kui inimene küsiks su käest, kuidas sa vastaks. Soovituse inimesele, kes soovib proovida uusi asju, kuid kellel on mingisugune hirm selle ees? Väikesed sammud. Esimene julge samm, jälle. Mõtle välja, mis on see asi, mida sa tahad proovida. Jälle, loo enda jaoks see miks. Ma arvan, et see on hästi tugev mõjutaja tegelikult, see, kui me saame aru, miks me seda asja tahame. Sest näiteks kui ma võtan enda puhul oligi see, et 2 aastat tagasi ma hakkasin trumme õppima. Ja see oli alguses siuke mingi, lihtsalt ma ei tea, tahaks midagi uut õppida, on ju. Siis ma hakkasin mõtlema selle pealt, aga miks just trumme? Sellest esiteks, see tekitab mu enesekindlust, see tekitab mu seda tunnet, et ma olen äge, ma teen midagi põnevat ja mitte üldse teiste pärast, et ma kuidagi teistele tahaks näidata, et vaadake mind, on ju. Aga lihtsalt ma ise, kui ma istun seal trummiseti taga, ma tunnen, et see on see elu, mis on elamist väärt, on ju. Ja samal ajal see on mingi uus hobi, see aitab mul maha laadida, see aitab mul stressi leevendada ja tegelikult sellest, et lihtsalt tahaks midagi uut, sai mingi 6-7 punkti, on ju. Et mõtle enda jaoks läbi, miks sa seda tahad, siis juba tekib mingit sorti julgus. Vahel on see, et jaga seda, räägi sellest sõbrale või kellelegi, keda sa usaldad, kellega sul on turvaline, ütle, et sa oled mõelnud sellist asja teha, on ju. Ja vahel on see, et kui me räägime seda, see muutub mingit teist sorti reaalsuseks. Et kui see on meie peas, siis see võib-olla tundubki suur ja väga ületamatu, aga kui me oleme selle sõnadesse ära pannud, vahet ei ole, kas sa siis kirjutad või sa helistad kellelegi, räägid, lihtsalt pane see enda jaoks sõnadesse ja vahel see tundub mitte üldse nii ületamatu enam. Ja siis jälle, nagu ma ütlesin, see esimene julge samm. Mis on see esimene asi, mis sa saad teha? Et jälle, kui sa tahadki, ma ei tea, nagu mina trummitundi minna, on ju, siis võib-olla esimene samm on see, et sa leiad õpetaja. Tarks on keeruline leida, võin ise öelda. No, et siis tulebki veits uurimust teha. Ja uurimust tuleb enne muidugi ära teha. Sa mainisid seda, et näiteks ärevatel hetkedel sa raputad ennast, oletame. Kas sul meil mingeid selliseid hetki, kui keegi peab, ma ei tea, lavale astuma, tööintervjuule minema, et kuidas maandada võib-olla natukene sõrmenipsust enda ärevust või pingelist hetke? Mul on üks ideaalne asi, mis töötab. See on tasuta, see on kõigile alati kättesaadav ja see on ülivõimas ja selle nimi on trummipõrin hingamine. See on selline asi, mille me nii sageli unustame ära, et hingamine käib. See on esimene asi, mida me teeme, kui me siia maailma jõuame. See on viimane asi, mida me teeme enne seda, kui me siit lahkume ja me miskipärast unustame hingata. Et me teeme seda automaatselt mingide protsesside taustaks, aga see, kui me teadlikult toome oma tähelepanu oma hingamisele, see on mega võluvahend lihtsalt, sellepärast, et see on suuteline kogu meie närvisüsteemi rahustama, see rahustab meie südametööd, see aitab meil taas hapnikurikast verd aiu viia, see tegelikult on lihtsalt super võimas ja neid hingamisharjutusi on hullult palju erinevaid, aga ma võin kohe siia ühe lihtsalt visata, mis on võib-olla selline lihtne meeldejäta, eriti kui on ärev hetk ja see on 4-4-4-4 on ju, ehk siis 4 hingamise harjutus ja see tähendab, et sa loed endale 4-ga hingad sisse, on ju, 4-ga, siis 4-ga sa hoiad hinge kinni
ja siis 4-ga sa hingad välja ja siis 4-ga sa hoiad uuesti kinni. Ja mis aitab seda meeles hoida, on see, et sa võid võtta oma peopesa ja hakata ruutu joonistama endale. Ja siis see ruudu joonistamine on see, mis aitab sageli seda tempot hoida. Ehk siis sa joonistad seda ruutu samas tempos, mida sa hingad. Ehk siis 4-ga sa joonistad ruudu ühe külje, hingad sisse, 4-ga sa joonistad ruudu teise seina, hoiad hinge kinni, 4-ga hingad välja, 3. sein ja 4-ga hoiad. Ja tegelikult, kui sa seda juba ütleme siuke 4 ringi teed, see on juba mega nagu töötav, sest see lisaks sellele, et see su nagu keha ja närvisüsteemi rahustab, siis see aitab ka mõtetel nagu koonduda ühte kohta. Ehk siis see on veid selline meditatiivne ka muuhulgas, et kui muidu need mõtted võib-olla jooksevad ringi peas, mingi paanika, mingi keegi laseb kella seal peas, on ju, siis jälle sa mõtled 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ja sul on mingi üks väga konkreetne asi, millele oma fookus suunata. Ja jälle selle tempo saab ise kohendada, jälle see on, minule meeldib hingamisharjutusi tehes silmad kinni ka panna, aga tegelikult, kui sa isegi ei taha teistele näidata, et sa oled ärevil ja sa pead seda kuskil tegema, sa saad seda teha nii, et sul on käed laua all, on ju, sa lihtsalt hingad. Et see on tegelikult nii siuke salajane asi, et sa võid seda täiesti enda jaoks teha, keegi ei pea teadma või siis lähed vetsu tegema või siis ütledki teistele, et ma nüüd hingan. Sest see on normaalne. No ja, täpselt, me võiksime, jälle, nagu kui sa kuuled seda podcasti, mõtle korraks, millal sa viimati teadlikult hingasid? Hetkel hakkavad kõik praegu, jaa, kindlasti hakkavad. See on väga hea, see alati töötab nii. Proovige ära ja see on järgmine kord lihtsam tegelikult. Ja kui oled korra teinud nii-öelda selge peaga sellega läbi, siis selles ärevushetkes see tuleb lihtsamini. Et sellepärast ma ütlen ka, et häid harjumusi me loome nendel hetkedel tegelikult, kui meil on lihtsam periood, kui meil on asjad hästi, sest stressi olukorras, pinge olukorras me langeme automaatsete süsteemide juurde tagasi. Absoluutselt. Ja seal me ei hakka enam mõtlema, et aga parim mina teeks niimoodi. Kui kõik oleks hästi, siis ma teeks niimoodi. Sellest ei suuda isegi mõelda, sa ei jaksa, sa ei taha, sul nagu tekib mingi trots selle vastu. Ehk siis, kui sa heal hetkel oled suutnud endale sisse juurutada need harjumused, mis sind toetavad, sul on halval hetkel ka lihtsam. Et sellepärast see ongi pidev protsess. Järgmine. Sa rääkisid, sul on põhimõtteliselt aastaks on omad eesmärgid või nii-öelda väljakutsed. Siis sul on iga kuu kellegagi peaaegu väljakutse, siis arvatavasti sul on ka igas päevas mõni uus hobi väljakutse. Et kuidas sa neid leiad või kuidas inimene saab oma mugavusest ja rutiinist välja astuda, et nagu midagi uut proovida? Kas sul on mõni nipp lihtsalt? No ma ütleks, et kui on see koht, kus nagu on see, et tahaks midagi proovida, aga no üldse ei tea, mida tahaks, siis google.com new hobbies to try ja siis sul tuleb mingi BuzzFeedi postitus, kus on 82 asja, mida nüüd proovida. Et ma arvan, et see probleem, kui sa ei tea, mida sa teha tahad, see on lihtsamini lahendatav kui see, et sa tead, aga ei julge, on ju. Ehk siis guugelda, räägi sõpradega, küsi, kuule, mis hobidega sa tegeled, mida sulle teha meeldib, vaata, kuula mingeid podcast'e, kas need on siis nende inimestega, kellele sa vaatad alt üles, kes sind inspireerivad, vaata, mida nemad teevad, kirjuta sotsiaalmeedias teistele, ma ei tea, guugelda mingi inspirational things to do või mis iganes on ju, et ma arvan, et see, et leida tegevusi on lihtsam, võib-olla see julguse osa on see keeruline, et kui ma olen nüüd välja mõelnud, mida ma tahan teha, et siis sellega pihta hakkamine võib-olla see raske osa. Jah, aga teistpidi ei tasu ennast tunda narrilt, et üldse guugeldada sellist asju. Ma olen seda nii palju elust teinud. To try, et see on täiesti normaalne. Ja võib-olla ka see, et kui keegi midagi teeb või kutsub kaasa, siis tasub ju öelda jah, kui sa natukenegi oled kindel. Täpselt, see on selline katsetamise asi ka jälle. Ja ma mäletan paar aastat tagasi, kui mu sõbrad kutsusid mind rannavõrku mängima. Ja ma ei ole võrkpallis kunagi tugev olnud koolis selline, nagu ma mingi jälle ja siis pärast on mingi randmed sinised ja no üldse ei viitsinud. Mis tähendab seda, et ma ei oska seda mängu. Absoluutselt, ma servid, üli vähe lööd, kas see läheb üldse üle võrgu, mingi paanika, jaanika jälle on ju. Ja siis nad kutsusid mind mängima ja nad on kõik sellised, käivadki satsiga mängimas ja need asja, ma olen ka mingi, tead, ma ei tea. Ja siis lõpuks ma mingi, et okei, ma tulen, aga siis ma hoiatasin neid kõiki ette, ma ei ole kunagi teinud seda, see on mu esimene kord, palun olge minuga leebed,
palun lihtsalt selgitage mulle ja jälle see sõltub nii palju neist inimestest, kes ümber on. Et kui su ümber on mõistvad inimesed, siis selgitad neile olukorra ära, nad saavad aru. Üldiselt nad tahavad aidata, eriti kui nad on ise sind kutsunud. Sa pead ikka eriti douchebag olema, kui sa kutsud kellegi midagi tegema ja siis paned talle puid selle eest, et ta ei oska, on ju. Eriti kui ta on sulle öelnud, et kuule, see on mu esimene kord. Et see on lihtsalt sorry, aga see on nagu nõme käitumine. Et siis võite ausalt öelda neile, et kuule, Killu ütles mulle, et ma võin öelda, et sa oled nõme. Palun ära tee niimoodi. Aga üldiselt jah, et katsetada tasub lihtsalt proovida neid uusi asju, et jälle, mis on kõige hullem, mis saaks juhtuda tegelikult. Arvatavasti ei juhtugi midagi hullu. No just on ju. Ja kui poole peal saad aru, et no üldse ei meeldi, sa ütledki, kuulge, ma praegu tõmban kõrval, et tänks, et kutsusite ja see ikkagi ei ole minu teema. Ja võib-olla avastad midagi uut, et see ongi asi, millega ma tahan oma aega nüüd veetma hakata ja samal ajal sul on kohe seltskond ka olemas, on ju. Ja, et jällegi see arusaam, et tegelikult ei on ka alati vastus ja kui sa saad ise aru, et see koht ei ole sulle, siis kujuta ette, palju sa võib-olla aega kokku hoiad tulevikus. Just. Ükskõik millega seoses see siis võib käia. Aga ja viimane siuke nipikas ütlesid ja me oleme korduvalt rääkinud, et aeg on nagu oluline ja seda tuleb ära kasutada, võiks ära kasutada nii, kuidas sulle meeldib. Aga et kas sul on mingi imeline nõuanne, kuidas leida kas või see 1 lisaminut oma päevas? No mina enda jaoks tean küll, mis praegu aitab neid lisaminuteid leida ja see on nutivaba aeg. Ja see on täiesti crazy lihtsalt. Mu viimase paari kuu nagu julge siht on olnud see, et ma vähendan oma nutiaega. Ja mida ma tegin selleks on see, et seda ma tegin juba tükk aega tagasi, aga ma unfollow sin kõik Instagramis. Ehk siis ma jälgin 2 kontot, üks neist on treski.ee ja teine on asi on minus. Tööandjad tasub follow-da. On ju, siis ma teen niikuinii ise sinna postitusi, siis ma saan kohe käia laikimas neid, on ju. Aga ühesõnaga, et ma tekitasin endale sellise tühja uudisvoo, et mul ei tule seda infot nii palju sisse, vaid kui ma võtan selle aja, siis ma lähen ise otsima. Ehk siis mul on ikkagi mingid sõbrad, kelle sisu ma jälgin, aga niimoodi, et ma lähen teadlikult, et nüüd ma võtan selle aja, ma vaatan, mida ta postitanud on ja siis ma panen selle asja kinni, on ju. Ma ei saa nüüd öelda, et see on mingi ülilihtne olnud, et ma ei lähe sinna explore page'ile scrollima vahepeal. Muidugi lähen, absoluutselt lähen. Vahepeal isegi liiga palju, on ju. Aga siis on veel mõned asjad, mida ma teinud. Ala iPhone'i kaudu mul on ajalimiidid peal. Kas need toimivad ka sul? Kohe räägin. Näiteks Instagramil mul on tund aega seda iPhone'i ajalimiiti ja alguses mul oli ainult see, ma sain aru, et see ei töötu ühel hetkel, sest see liigutus selle luku maha võtmiseks on nii liiga automaatne. Lihtne. See on lihtsalt see, et ma panen koodi sinna peale, aga see on lihtsalt see, et nagu see jääb kätte sisse, et ma panen mingi ignore, siis panen see klõps ja jälle sul on see kõik seal, on ju. Seega ma laadisin endale alla sellise rakenduse nagu Wellspent, mis on üks nagu siis 3. osapoole nii-öelda blokeerija rakendus. Ma kasutan seda hetkel ainult Instagrami peal, aga see on selles mõttes põnev, et iga kord, kui ta annab selle teadaande, see teadaanne on erinev. Eks ma sain aru, et minu jaoks nagu iPhone'i see nagu ei tööta, ta ongi identne, iga kord täpselt sama asi, aga Wellspentiga on see, et sa saad siis ise selle nii-öelda intervalli määrata. Mul on näiteks see, et ta tuletab mulle iga 5 minuti tagant meelde ja sa saad seal panna, kas on 10 minutit või tund aega või 2 tundi, kui tihti ta sul seda meelde tuletab. Ja lisaks sa saad valida selle sõnumi tooni, mis tähendab seda, et sa saad panna, et kas ta nii-öelda on hullult vihane su peale, kas ta rageb su peale täiega, kas ta annab sulle mingisuguse info või mingi fakti, mis võiks sind aidata, kas ta on hästi sõbralik, nagu mingi, kas sa oled mõelnud, et sa võiksid teha midagi muud või ta annab sulle mingi soovituse, mida sa võiksid teha, et sa saad ise valida, hästi palju kohandada seda ja selle niimoodi, et ühe rakenduse sa saad tasuta ära blokeerida ja siis teised on tasulised, aga ma kasutan ka ainult Instagrami peal seda praegu ja see on väga palju aidanud mind. Lihtsalt ongi jälle, ta on nii mitmekülgne ja ta erineb ja ta lihtsalt pakub ajule jälle seda veits stimulatsiooni, on ju, et ma lihtsalt ei vaata sellest mööda, aga ma pärast loen läbi, mida ta mul ütleb ja see aitab mul kinni panna selle asja. Kas sa oled vaadanud ka palju su screen time ja ekraaniaeg erineb nüüd? Ja see sõltub hästi palju, see on jälle, kuna ma teen sotsiaalmeediatööd, siis mul on vahel väga raske seda nagu aega määrata, et okei, kui ma näen mu Instagramis päeval olnud nagu mingi 2 tundi, kui palju sellest oli mu isiklik aeg, kui palju sellest oli mu tööaeg, et ma ei ole veel välja nuputanud seda, kuidas ma saaks seda nagu korralikult eristada. Ehk siis ma näen, et mu ekraaniaeg on vähenenud ja pluss ma tajun seda selle pealt, mis on mu lugemiskiirus. Ehk siis sellel aastal ma olen väga palju rohkem suutnud lugeda
näiteks mai lõpu seisuga ma olin lugenud 18 raamatut, mis teeb mu keskmiseks nagu lugemiskiiruseks 1 raamat nädalas. Ja ma ei ole seda kunagi varem suutnud, see on täiesti erakordne minu enda jaoks ka. Ja see suuresti tuleneski sellest, et selle asemel, et õhtul võtta Instagram lahti, ma võtsin raamatu. Selle asemel, et oma pause täita sellega, et ma vaatan, mis inimesed kirjutanud on, ma võtsin pausi, et hingata või ma võtsin raamatu jälle kõrvale. Ja raamatutega on ka see, et mõned raamatud ma tajun ei aita mind üldse, et siis on ikka see, et ma pigem võtaks mingisuguse telefoni näppu ja hakkaks mingeid põnevaid asju vaatama, kas on uudised või midagi muud, aga ma hakkasin palju rohkem ilukirjandust lugema see aasta, sest ongi mingid põnevad teosed ja sa tahadki teada, mis saab, et see on nagu sarja vaatamine või filmi bingimine, see sarja bingimine või filmi vaatamine, et sa tahad teada, mis nüüd saama hakkab ja see on hästi palju ka nagu olnud toeks. Aga ühesõnaga jah, ma arvan, et üks väga hea nipp, kuidas leida päevas lisaaega, on esiteks see nutiaja vähendamine ja teiseks see, et tegelikult me peaks korralikult magama. Täiskasvanud inimene kõikide psühholoogide, uneteadlaste, Maailma Terviseorganisatsiooni ja kõik andmetel vajab 7-9 tundi und keskmiselt. Kui sa juba kaotad 15 minutit või 30 minutit, siis sa kaotad väga-väga vajalikke neid unetsükleid tegelikult sealt. Ehk siis kui sa magad hästi, siis sa suudad ka päeval olla optimaalsem oma käitumistes ja see võib-olla tundub, et oota, aga kui ma magaksin 7,5 tundi, siis mul see pool tundi jääks üle, see, mis on siis seal 8 ja 7,5 vahel, et siis mul on pool tundi rohkem asju teha. Aga mõtle, mis oleks, kui sa ikkagi magaksid selle 8 tundi ja siis sa lihtsalt muidu suudad oma asjad kiiremini või efektiivsemalt ära teha, on ju? Et see on asi, mis ma olen ka teiega nagu näinud, et see aasta ma üritan väga-väga korralikult magada ja see tegelikult mõjutab tohutult. Super. Korraks puudutasid ka seda lugemist ja sinu sotsiaalmeedias on ka näha, et sa nagu hästi palju pushid seda välja, et sa tahadki seda näidata ja see ongi sinu üks osa, päeva suur osa. Et kiirelt küsides, kust sina leiad selle aja lugemiseks, et kas see on näiteks sinu hommikurutiin ka või siis see on see, et õhtuse sotsiaalmeedia aja sa veedad lugedes või käib raamat sinuga niimoodi kaasas, et sa sõidad, oletame bussiga, et siis sul on juba väljas, loed 5 lehekülge ja siis suudad selle uuesti kotti panna. Kõike seda. Kõik seda. Niimoodi need 18 raamatut tulevad, on ju? Jaa, sest näiteks üks häkk, mis mul on, et ma käin enamasti seljakotiga ringi ja mul on alati raamatkotis. Nagu kogu aeg, ma ei jäta seda üldiselt koju. Nendel üksikutel kordadel, kui ma jätan selle koju, siis alati tekib see hetk, kus on mingi, nüüd on mingi ootamine või passimine, nüüd võiks seda teha. Ja siis ma olen ennast nii-öelda treeninud sellega, et mul on see alati kaasas, kui vähegi võimalik. Ja jälle, nagu ma enne ütlesin ka, et see on mu hommikurituaali osa, et ma üritan hommikuti saada siuke 20 minutit. Mõnikord see on palju vähem, mõnikord see on paar lehekülge, lihtsalt selleks, et nii-öelda harjumust hoida, siis ma loen nagu mingi 1 peatüki või paar lehekülge. Mõnikord ma mingi tund aega, sest ma lihtsalt ei suuda seda raamatut ära panna, aga üldiselt siuke 20 on selline sweet spot. Ja just nagu sa ütlesid ka, et õhtul nutiva paja asemel, et kui ma hakkan nii-öelda maha laadima, et kella 10 mul lähevad telefonis jälle kõik asjad lukku, et mõnikord ma küll suvel eriti olen tegelikult kauem seal või teen hilisemal ajal, kas mingeid kontserditel mingeid tööasju veel või midagi sellist, aga et ma püüan ka õhtuti lugeda, pluss siis jah, päevasel ajal, kui ma teen näiteks lõunapausi või kui ma sõidan rongiga või bussiga, et siis ma üritan ikkagi seda ka sisse võtta. Mina näiteks audioraamatutega ei ole veel sina peale saanud. Aga e-lugerid? Saad aru, ma tunnen, et e-luger oleks mulle nii kasulik, sest kui ma lähen reisile ja eriti ma liigun nii palju ringi, et ma saaks lihtsalt võtta mitu erinevat raamatut kaasa, see oleks palju kergem, aga mulle nii meeldib see tunne, kui raamat on käes, et ma ei ole veel olnud nõus loobuma sellest ja katsetama. Mu õde on ka väga suur lugeja, ta on eesti keele õpetaja ka, temal on e-luger nüüd, ta on väga rahul sellega, aga ma ei ole veel suutnud seda sammu astuda, mulle meeldib murda paberilehti, sest ma nagu jooksvalt ei tee märkmeid otseselt, aga murran lehe ära selle koha peal, kus ma tean, on see mingi tsitaat või mõte või siis see lõhn, mis on nendel nagu raamatutel ja see kujundus ja mulle lihtsalt meeldib see nii väga. Nii et sul võib-olla on lihtsalt proovimise taga see e-lugeri usk, aga sa veel ei ole nõus murdma enda truudust päris raamatule. Just, et see on jälle see valikute küsimus, et ma tean, et see on hea asi, aga jälle see ei ole minu jaoks praegusel hetkel. Võib-olla aasta, 2-3 pärast, võib-olla isegi paari päeva pärast ma räägin muud juttu, aga siit jälle ma julgen teha selle otsus, et praegu ma ei soovi seda. Okei, aga nüüd me oleme juba piisavalt jutustanud väga sellistel laiadel ja tarkadel teemadel.
teeme lühikese kokkuvõtva osa sinuga ka ära. Lemmik on see, et iga kord, kui sa ütled lühikes, ma räägin mingi 5 minutit. Nüüd vähemalt küsimused on lühikesed, vaatame kaugele vastustega jõuame. Aga sellised asjad, mis igal külalisel siit läbi käivad ja saame võib-olla natuke sinu kohta veel teada, et milline inimene tegelikult ka veel oled. Kiire küsimus-vastus, nagu ikka. Mis värvi on sinu jaoks tervis ja heaolu? Mis värvi? Värvi. Esimene, mis tuli pähe, oli helesinine. Siis ta on helesinine. Üks filmisoovitus, millest sul nagu kunagi, või film, millest sul kunagi nii-öelda kopp ette ei viska? Shutter Island, Leonardo DiCaprioga peaosas. Huvitav valik. Väga psühholoogiline ja võib-olla und ei tule pärast, aga... See on selles mõttes hästi crazy film, et kui sa oled ühe korra ära vaadanud, siis tegelikult sa tead, mis nagu saama hakkab, aga ma vaatasin esimestel kordadel piisava vahega seda, et ma unustasin nagu ära vahepeal, mis see lõpptulem oli, aga see on selline film, et ma olen seda vist mingi 5 korda vaadanud ja ma soovitan seda alati kõigile, ma võiks seda veel vaadata, kuigi jah, ma nagu tean, kas sa tead, mis lõpus juhtub või? Ja ma tean, mis lõpus juhtub. Ära spoili teist. Ei. Minu jaoks on, ma olen seda ka mitu korda näinud ja minu jaoks on see lõpplahendus muutunud ikkagi nagu paar korda. Selles mõttes küll, ta on veits avatud lõpuga. Ja, nii avatud lõpp, et tegelikult sellepärast sa tahadki võib-olla uuesti näha, et äkki sul jäi midagi märkamata. Ja just, ja no teine asi, sorry, aga miks ma sorristan, pole vaja. Animafilmid on minu jaoks täiega teema. Jääaeg on mul lemmikmultikas ever. Et neid ma võin ka alati vaadata, Frozeneid ja Moanasid ja kõik asju. Super. Üks reisi sihtkoha soovitus. Ma elasin sügisel Portugalis Lissabonis ja see oli täiega ilus ja mulle väga-väga meeldis. Sinna läheks täiega uuesti. Kes ei tahaks, ma arvan. On jah? Kõik, kes on seal käinud, tahavad tagasi. Nüüd tuleb sinu jaoks väga keeruline küsimus. Üks raamatu soovitus. Ainult üks. Okei. Võime ka võtta selle aasta oma ja siis võib-olla ka üldine. Okei, mul tuli üks hea. Kui me rääkisime, ma arvan, et see on teemakohane, kui me rääkisime siin inimeste leidmisest ja suhetest, siis ma annaks selle teemalise raamatu Catherine Mannixi Listen, mis räägib tervislikust kommunikatsioonist ja nendest samadest õrnadest vestlustest. Põhimõtteliselt see õpetab inimesi pidama õrnasid vestluseid ja täpselt mulle meeldib öelda õrn, selle mõtte ma sain sellest samast raamatust, et vestlused ei ole rasked või keerulised, aga nad on õrnad, nad on tundlikud, et see kuidagi juba eos hoiab meid avatumana ja ei tekita seda nii negatiivset nagu tunnet selle ees, et me peame seda vestlust pidama hakkama ja selle raamatu on kirjutanud üks psühholoog ja arst, kes on tegelenud inimestega, kelle elu on lõppemas, kes teavad, haiglas siis, kes teavad, et lõpp on lähedal ja kuidas suhelda nende perega, kuidas suhelda nende patsientide endaga ja seal on hästi palju päriselulisi näiteid ja see on tõsiselt selline raamat, kus ma tegin tohutult palju märkmeid ja kust ma võtsin väga palju mõtteid kaasa, et seal on väga palju praktilisi näiteid ja lõpus ka mingid tabelid ja asjad on, et ta on üli asjalik raamat. Super, mulle läheb kirja. Sest inimesed võib-olla ei saa aru, kui oluline on ise selles valdkonnas olles ka natukene ja õppides, et kommunikatsioonil on nagu väga suur jõud ja võib-olla rohkem vahepeal kui päris praktilisel elulgi, et sellest sõltub väga palju. Ja see, kuidas me asju nimetame, tegelikult ka see, mis sõnu me kasutame jälle see, et kas see on raske vestlus või see on õrn vestlus, sa kohe tunnetad ära, et see on erinev, et see sõnavara, mida me kasutame, on hästi tähtis. Just. Kas sõnum või kõne? Kõne. Meeldib kiirelt ja konkreetselt asjadest rääkida, väga õige. Hommik või õhtu? Hommik. Miks? Ma ei tea, nii rasked küsimused. Mulle sellised üks või teine küsimused alati hästi rasked minu jaoks, sest see sõltub nii palju kontekstist, ehk siis praegu ma lähtun hästi palju oma sisetundest, lihtsalt keha ütleb, et ütle seda ja ma ütlen. Aga hommikud on kuidagi erilised ja hommikud on endale ja võib-olla ma olen lihtsalt enda jaoks loonud hommikutele sellise mõnusa mingi vaibi, et ma tean, et see on täpselt see, mida ma tahan, et see oleks, seal on see värskus, seal on energia, seal on hea olek ja mingi uus võimalus on ju. Ja kuidagi see energia, et muidugi õhtud on ka mega lahedad ja õhtu võib olla
kodune, kus sul on küünlad, hea muusika ja õhtu võib olla pidune, kus sa lähed kontserdile ja elad ennast välja ja õhtu võib olla väga lühike, kus sa jõuad kell 9 voodisse ja võib olla väga hiline, kus sa maandud kell 4 alles. Et seal on võib-olla seda müstilisust ja salapära ja võimalusi rohkem, aga praegu tundeliselt, võib-olla lihtsalt sellel suvel mul on väga palju neid õhtuid olnud, et praegu ma ütleks hommik. Jaa, ma arvan, et hommik on lihtsalt võib-olla siuke turvaline koht ka, sest sa tead, mis seal juhtub. Õhtu võib olla... Õhtu sõltub väga palju sellest, mis pärast hommikut saama hakkab, on ju. On ju. Kas kohv või tee? Tee, ma kohvi ei joo. Milline tee? Küsime otsa siis. Piparmündi meega. Parim. Täiega. Meri või mets? Mets. Muusika või vaikus? Osaraks. Muusik, kas ma võin jääda kohe kas Jalmar vahele? peab kõrvad kinni panema? Ei, aga vaata, see on selles mõttes keeruline, et ma arvan, et ilma muusikata ei hindaks me vaikust ja ilma vaikuseta ei oskaks ma muusikat hinnata. Selles mõttes, et minu elu on väga suuresti muusikaga seotud ja see on olnud lasteaiast peale väga aktuaalne osa, kas siis see, et ma olen ise muusikat teinud või et ma olen muusikutest ümbritsetud, et ma töötan selles vallas, et ma olen kogu aeg mingitel kultuurisündmustel ja nii edasi. Aga samal ajal ongi see, et kui ma kõnnin sealt koju, siis ma ei taha uuesti klappe kõrva panna, vaid ma tahangi seedida seda, mida ma just kogesin, seedida seda, mis oli või nautida seda vaikust, et ma arvan, et ühte ei oleks teiseta. Väga, väga hea arutlus selle üle, sellepärast tõesti jah. Vaikuses sa naudid seda, mis oli muusikas ja võib-olla pärast on vastupidi, et muusika tuleb tavaliselt pärast vaikust, on ju, ja sa naudid seda ka. Okei, ja nüüd viimane siin voorus, et mis on sinu järgmine tervislik samm või väljakutse, mis sa ette võtad, kuigi sul on neid nagu, sa juba võib-olla järgmise kuu väljakutsed tead endal. Kui suures ei teagi, ma just hakkasin praegu mõtlema, et peaks Sandrale kirjutama, helistama, et kuule, mis me järgmine kuu teeme, et me alati niimoodi kuu lõpus jooksvalt vaatame. Aga mis on sinu personaalne äkki, et kas sa, ma ei tea, oled tahtnud, nagu ikka inimesed tahavad langevarjuga hüpata, inimesed tahavad mida iganes teha, kas sul on mingi siuke asi, mis sul on tegemata, aga tegelikult mida sa võiks teha? Mis on tegemata, aga mida võiks teha otseselt mitte, ma tahtsin väga pikalt proovida floatingut. Floating on siis see, kus sul on see selline nagu kuubik, sa tõmbad kaane peale, sul on sees seal vesi, milles on mingi mitusada kilo seda naatriumsoola või mingit asja. Ehk siis sa saad hõljuda seal veepinnal lihtsalt mingis pimeduses, võib-olla mingi muusika taustaks, kui seda tahad. Ja ma tegin seda juulis esimest korda. Ja see oli nii hea restart. Ma olin tund aega seal, aga ausalt see tunne oli nagu ma oleks olnud palju kauem. Ma mingi, et ma ei tea, kas ma olin mingis transis või ma magasin. Ja siis ma ühel hetkel võpatasin üles, ma mingi, et oota, mis kell on, kas ma olen ammu pidanud juba välja minema või mitte. Ja siis ma seal hõljusin, ehk siis see on asi, mida ma tegelikult olin pikalt edasi lükanud, mida ma tahtsin proovida, ma tegin selle ära. Ja võib-olla, kui me räägime füüsilisest tervisest, siis järgmine asi tegelikult on see, et ma tahaks oma trennirutiini uuesti üles ehitada. Et mul on see, et nii-öelda hooajavälisel ajal see on ülikorras ja suvisel ajal, kuna ma liigun nii palju ringi, siis mul on veits keeruline sellega, et ma ei ole jooksjatüdruk. Ma pole kunagi olnud jooksjatüdruk ja ma ei saa öelda, et ma ei saa jooksjatüdrukuks, aga praeguse hetkel ma tunnetan, et see ei ole lihtsalt minu jaoks. Ma olen nii pikalt tahtnud ja näinud vaeva ja siis ma seda, miks ma surun ennast nagu ma ennegi ütlesin, mulle meeldivad tantsulised treeningud. Ma tantsisin 8 aastat rahvatantsu. Ja nüüd minu selle aasta väljakutse on olnud postitants, mida ma olen veebruarist saadik teinud. Nüüd ongi see, et nende stuudio on ka alla juulikuus on puhkusel, ehk siis ma ei saa seal käia otseselt. Ja teine see on see, et ma ei olekski Tartus nii palju, et ma saaks korralikult käia. Pluss siis ma käin jõusaalis nüüd kevadest jälle väga korralikult, aga praegu see on lihtsalt jälle keeruline olnud, et peaks mingi hiiti tegema või midagi, aga liikudes jälle see enda motiveerimine on keeruline, aga jälle ma olen leebe iseendaga, sest ma tean, et suvel seda muud tüüpi liikumist on niikuinii rohkem. Eks see ei ole see, et ma lihtsalt istuks oma aega ära kuskil või oleks väga liikumatu, et üks asi on asendunud lihtsalt teisega. Käin pidudel tantsimas, selle asemel, et posti ümber tantsida. ja ma arvan, et nüüd augustis, kui saab Treski festival läbi, siis ma olen jälle rohkem siin ja saan korralikult selle asja üles võtta. Äge, väike alatu reklaam Stebile ka, et sealt leiab nii floatingu, nii postitantsu, kõik muu. Et kui kellelgi on mõtted otsas, mida ta võiks elus proovida, siis minge vaadake näiteks. Ja, Google'i asemel hoopis Stebisse. Miks mitte, sellepärast, et seal näeb kohe ära, mis sul kõrval
hoones on võib-olla, mis üritused tulemas on aktiivsed, et ei pea ainult sportima tegelikult, on suppmatkad, on igasugu päikseloojang, päiksetõus, mine hulluks nii-öelda. Ja suppi ma käisin ka sõitmas, suppmatkal käisin eelmine nädal, see oli ka väga mõnus, selline hästi lihtne, aga samal ajal ikkagi selline veits füüsiline koormus ka. See on väga hea pohmakaravi, ma käisin 2 sõbrannaga, kes me olime kõik peolt tulnud eelmisel päeval. Minul oli väga hea olla, neil ei olnud nii väga, aga läks paremaks. Jah, see ei pane sind üliinimlikult pingutama pärast rasket päeva. Just. Aga selge, enne kui me siin lõpetame, kas sul on endal veel midagi hinge peal, mis sa tahaks rääkida neist teemadest? Ma arvan, et võib-olla lihtsalt ütleks siia lõppu, et kui on mõni mõte või nii üks mõte, mis sa võtad siit podcastist kaasa, siis see võiks olla see, et sa oled ainus, kes saab muuta seda, kui õnnelik sa oled. Sa oled ainus, kes vastutab oma elu eest, mitte keegi teine ei saa sulle öelda, mida sa peaksid tegema, kuidas sa peaksid tegema, keegi teine ei saa tegutseda sinu eest, et lõpuks seda andub kõik sulle ja see võib-olla tundub nagu suur vastutus, nagu hästi palju asju, aga mõtle, milline võimalus see tegelikult on. See, et mina ja ainult mina otsustan, mitte keegi, kui sa täiskasvanud inimene, mitte keegi teine ei saa sulle öelda, mis on õige, mis on vale, ainult sina otsustad ja kui kellelegi see ei meeldi, siis see on tema enda probleem. Et me kõik oleme, mulle meeldib öelda, et me kõik oleme diskokuulid, selles mõttes me kõik peegeldame seda, mida teised arvavad, ehk siis kui keegi, siin kontoris ripub ka laes praegu üks diskokuul, ehk siis kui keegi ütleb sulle midagi negatiivset, kas sinu hobide või sinu oleku või naljade kohta, siis tõenäoliselt see on midagi tema sees. See on tema sees kas mõni ebakindlus või kadedus või pettumus milleski, mis ta ise teeb, võib-olla ta vaatab sulle tegelikult täiega alt üles, aga ta tunneb, et sinu õnn teeb tema õnne vähemaks, mis iganes see võib olla, aga üldiselt see tuleb ikkagi meie seest, ehk siis sina ela nii ägedat elu, kui sa oskad ja tahad ja saad ja tegelikult neid inimesi, kellega sa inspireerid, sellega on rohkem kui neid, kellele sa närvidele käid. Super kokkuvõte, super lõpetus ja jah, kui tegelikult, kui sa veel kuulad siin siis ja tunned, et vajad energiat või heaolu või häid ideid, motivatsiooni, siis ausalt mine loe Killu mõtteid, tegemisi ja soovitusi sotsiaalmeedias, @killukolsar, Instagramis nagu ikka. Asi on minus, on ka tegelikult igal pool olemas, kus sarnast sisu saab leida ja kindlasti võib-olla proovida ka nagu füüsiliselt mõnda koolitust, kohale tulla motivatsioonipäeva. Äkki sul on mõni alatu reklaam ka siia, et kuna teil järgmine on midagi toimub? Tegelikult ilmselt selle aasta sügisel meil tuleb üks selline lühem programm ja uuel aastal on ka ühte täitsa täispikkuses mahukat programmi oodata. Äge. Ja omalt poolt oskan vaid seda öelda, et ära unusta heaolu laadida Stebis ka, nagu me juba rääkisime, et seal on ka 1000 võimalusi ja leiad ehk oma kodukandist ükskõik kus see ka ei oleks. Aga mina olin Ott ja minuga oli Killu, aitäh tulemast. Ja aitäh kutsumast, mul oli väga tore. Super, järgmise korrani. Tšau!